2 aastat tagasi võttis Eesti suuna hävingule. Lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Riiki hakkasid juhtima valedega võimule saanud liberaalid, kes teevad Eesti rahva vaeseks ning sunnivad meid vaikima ja kuuletuma. Täna võimutsev režiim hävitab inimeste elujärge, rikub põhiseadust ning surub rahvale peale vastuvõetamatuid väärtusi. Nende kindlad käed kägistavad meie peresid, ettevõtteid ja omandit. EKRE on ainus, kes seisab neile vastu. Me ei karda neid ja me ei vaiki. Me võitleme sinu eest. Me langetame makse, pöörame majanduse ja palgad kasvule, hoiame peresid ja teeme kõik, et Eestis hakkaks jälle rohkem lapsi sündima. Seisame eestikeelse ja eestimeelse rahvusriigi eest, kus lastel on kool kodule lähedal, emal, isal tasuv töökoht, vanavanematel väärikas pension. Kes toob Eesti tagasi? Muidugi EKRE. Tere õhtust, head vaatajad, ja tere tulemast tagasi valimiste lainele. Eesti Televisiooni 3. valimisdebatt tuleb kindlasti väga põnev, sest me räägime Pärnust. Me kõik käime suvepealinnas Pärnus, aga kui tugevatel jalgadel seisab linna majandus? Milliseid ühendusi piirkond vajab ja kuidas panna sõjatööstus Pärnu jaoks toimima? Tänased kandidaadid on teie ees. Kristel Woltenberg, valimisliit Südamega Pärnu. Kari Maripuu, Parempoolsed. Roomek Kosenkraanius, Reformierakond. Siim Suursild, Isamaa. Andrei Korobeinik, Keskerakond. Mart Helme, EKRE. Meelis Kukk, valimisliit Pärnu ühendab. Sulev Pikker, rahvuslased ja konservatiivid. Ja kõigepealt siis head uudised, ka tänases saates saavad kandidaadid hääletada, näidates kas rohelist või punast. Ja esimene küsimus on väga lihtne, head poliitikud. Me küsime, kas Pärnus on hea elada. Nii, selline põhimõtteline küsimus, näidake rohelist või punast. Ja tõuseb meil roheline meri. Ja kes ütles, et ajakirjanikud ei oska häid ja positiivseid küsimusi küsida. Seega alustame saadet. Roomek Kosenkraanius. Te olete olnud Pärnu linnapea 10 aastat. Konkurendid ütlevad, et asjad seisavad. Kuulge, järsku ongi aeg teatepulk nüüd üle anda? Ei, ma ei usu. Ma arvan, et Pärnus asjad liiguvad ja päris hästi liiguvad, eriti viimase 3 aasta jooksul. Meil on tõsine ja hea koostöö siis koalitsiooniga ja ma usun küll, et kui me sama moodi jätkame, siis Pärnu areneb jõudsalt edasi. Sulev Pikker, teie lubate programmis võidelda otsustavalt ja kompromissitult onupojapoliitika ja ringkäenduse vastu. Kas see lugu on Pärnus tõesti nii hull? Vähemalt valijate poolt saadud tagasisisestamise korda tundub, et see on nii. Ei ole konkreetselt veel saanud mingit fakte, mis võiksid seda tõendada, aga see on, nagu öeldakse, valijate poolt tulnud tagasisidestus. Mart Helme, teeme selle põhimõttelise küsimuse kõigepealt selgeks. Kui teile pakutakse Pärnusse koalitsiooni tulla, aga tingimuseks on Pärnusse suurte tuuleparkide ehitamine, siis kas teile hakkavad tuugenid meeldima? Ei ole kunagi meeldinud ja ei hakka meeldima. Ja just täna lugesin Postimehe vahendusel ühe Saksa eksperdi arvamust, et tuuleenergeetika ja päikeseenergeetika teeb meid vaeseks ja me peaksime väga mõistlikult kasutama oma põlevkivienergeetikat ja see on täpselt nagu EKRE programmist maha kirjutatud. Siim Suursild, teie programmis on väga palju toredaid lubadusi, aga ometi olete te ka praegu linnas koalitsioonis. Miks te neid siis juba ära pole teinud? Ja, tere õhtust, et minul on need 8 kohaliku omavalitsuse valimised osaleda, et see on nagu üks pikk tee, et kunagi olid 3-aastase välba järgi, nüüd 4-aastase välba järgi ja
ega Pärnu on samasugune linn nagu Tallinn, mis ei saa mitte kunagi valmis ja seal on teha veel päris palju ja sellepärast soovime jätkata Isamaaga, vanima erakonnaga Pärnus uutel radadel. Kristel Woltenberg, teie lubate juhtida linna ausalt ja hoolivalt ning suurendada kaasava eelarve mahtu. Kas see ei ole ikkagi selline populistlik nähtus? No ma usun, et kõigil meil, kes me siin 8 seisame, tegelikult on programmides linnajuhtimise avatus ja kaasamine kirjas ja need on väga õiged põhimõtted. Mida ma küll pean paraku ütlema ja näen, on see, et meil on siiski veel liiga palju monoloogi ja vähe dialoogi ja meil peaks olema päris kindlasti palju rohkem avatud diskussiooni ja ka kaasamist. Sellest ma tunnen praegult puudust, aga alati saab paremini ja kus viga näed laita, seal tule ja aita. Mina olen valmis. Kari Maripuu, parempoolsed ütlevad, et Pärnu juhtimine on olnud aastaid sama poliitilise jõu käes ja värskeid ideid ei ole. Te teate, et lubada on ju lihtsam kui teha. Ei tea, sellepärast, et meie jaoks ei ole seda võimalust lubada olnud ja meie võtame selle võimaluse nüüd. Et kui Siim Suursild ütles, et tema on olnud juba päris mitmendaid valimistsükleid Pärnus, siis minu jaoks on need esimesed. Ja põhjus, miks ma olen ja miks me oleme parempoolsetega väljas, on see, et tuua Pärnusse muudatust. Ja meie muudatuse sisu on, et muuta pärnakas jõukamaks, edukamaks ja keskenduda Pärnu tuludele ennekõike, kui me hakkame rääkima valimislubadustest, kuhu me kulutame. Andrei Korobeinik, Keskerakonna programmis on lubadus, et te vähendate abilinnapeade arvu. Millised abilinnapead siis vajalikud ei ole? Pärnus on 50 000 inimest ja 5 abilinnapead. Kujutage ette, et iga koalitsiooni muudusega tehti üks poliitiline koht juurde, et partneritega siis head teha. See ei ole selline hea peremehelik juhtimine. Ja see Pärnus oli 10 aastat tagasi 3 abilinnapead, nüüd on 5. Et kahtlemata see on probleem, aga suurem probleem on see, et need 5 abilinnapead absoluutselt ei arvesta inimeste arvamustega. Siin vahepeal 2 petitsiooni läksid lihtsalt otse prügikasti ja abilinnapeade arvust tähtsam on see, et linnavõim hakkab inimestega reaalselt suhtlema. Meelis Kukk, te lubate vähendada otsustavalt ettevõtlust takistavat bürokraatiat. Kuulge, kes teil seal see peabürokraat siis on? Kosen Kraanius või? No see on kompleksne teema ja kõige enam tuleb tagasisidet, negatiivset tagasisidet just seoses planeeringute, uute objektide ehitamise rajamisega. Kuigi ma pean ütlema, et kõige otsustavamatel momentidel, nagu selleks oli Metsavuudi vineerivabrik või nüüd sel suvel avatud uue silla ehitamine, siis linnavalitsus on suuteline ja kõik kaasnevad osakonnad kokku võtma. Sealt on ainult kiidusõnad, nii et seda ressurssi on, tuleb see hea hoog üleval hoida. Kristel Woltenberg, te tahate viia läbi linnavara uue täiemahulise auditi. Mis probleemi te tegelikult lahendate? Kas siis linn täna ei tea, kui palju vara tal on? Kindlasti linn teab, aga seda tuleks vaadata sellise heaperemeheliku pilguga. Ma tuun lihtsalt, et mitte jääda üldsõnaliseks ühe näite. Et linnale kuulub täna 100% spa ettevõtte Estonia ja ma olen päris kindel, et linn ei peaks tegelema vabal turul konkureerimisega teiste spa ettevõtete ja hotellidega. Oleks ammu aeg see hotell ja spa võõrandada ja need vabanevad vahendid kasutada hoopiski muude päriselt oluliste objektide rajamiseks. See on selle asja tuummõte ja üks konkreetne näide. Isamaa tahab, et Pärnumaa oleks jätkuvalt atraktiivne liitumispartner teistele, et kui kaugele te need Pärnu piirid siis nihutaksite? Tegelikult olen ka mina tulnud Pärnuga ühinenud omavalitsuse liitumise kaudu 2017 Audrust ja tol korral tegi Pärnut juhtinud koalitsioon kõigile Pärnu maakonna omavalitsustele ettepaneku liitumiseks ja eks Pärnu alati on alternatiiv liitumisele on ka koostöö ja meie näeme, et avatud koostööd Pärnumaa teiste omavalitsustega, et see ongi Pärnu tagamaa, mille arvelt on võimalik või meil koostööd tehes jõukust nii maakonnas kui linnas kasvatada. Mart Helme, kas Pärnumaa peaks olema üks omavalitsus? Ma ei arva. Minu arvates see muudab kogu selle maakonna täiesti linnakeskseks ja ta on juba seda suuresti muutnud ja mul on väga hea meel, et osa omavalitsusi ei liitunud selle Pärnu linnaga. Ja me näeme seda, et tõstama on ikka tõstama
ja ei ole mitte Pärnu linn ja võime linnaliinibuss käib sinna. Kuidas? Linnaliinibuss käib sinna. No linnaliinibussid käisid enne ka. Ma elasin 3 aastat Varbla vallas nõukogude aja lõpul ja uue aja alguses ja 3 bussi päevas käis. Nüüd ei käi nii palju muide. Nii et selles mõttes on asi halvemaks läinud ja see koostöö, loosungina on ta ju ilus, aga tegelikkuses me põrkame igasugustele majanduslikele, bürokraatlikele momentidele ja ettevõtja ütleb, mul ei tasu ära ja keegi bürokraat ütleb, et euronorm ei luba. Nii et me võime rääkida koostööst, aga tegelik koostöö on üle kivide ja kändude. Andrei Korobeinik, kas see osavaldade süsteem Pärnumaal toimib? See toimis siin viimases volikogus. Isamaa otsustas, et nad tahavad osavalduse peale valimisi saata volikogu liikmeid. Ehk siis need tublid inimesed, kes on seal koha peal, kes saaksid kaasa rääkida, et neid tõritakse sealt välja, et põhimõtteliselt nagu tuleb selline 3 tooli seadus, et inimene saab korraga olla Riigikogus, volikogus ja osavallas ka. Et see toimis siiamaani, jah. Teine teema on see, et kui Siim rääkis koostööst, siis ma tuletan meelde, et jällegi Isamaa tegi suurepärase parkimiskorra, kus osavaldades suured pered peavad maksma Pärnu parkimistasu, välja arvatud siis, kui vald teeb Pärnuga otse lepingut. Kujutage ette, Lääneranna vald näiteks teeb lepingut, et 4 lapsega pere saaks tausta parkida. Muidu keegi teinud ja see on see ettekujutus koostööst. Kui inimene tuleb Pärnusse, siis ta keskmiselt viibib seal 1,5 päeva. Tal oleks palju rohkem teha, kui ta teeks maakonnas midagi. Aga viimase 3 aastaga see koostöö täitsa kadus ja sellest saab tänada meie kolleege. Aitäh. Ja Rumeko Synkronius, kas käib siis Pärnus juhtimine nii, et kõigepealt saab raha linn ja siis võib-olla saab mõni osavalt ka? Vastupidi, meil on just see süsteem niimoodi üles ehitatud, et oleks tagatud osavaldadele areng, oleks võimalik neil investeerida. Ma usun, et ja ma olen täiesti kindel, et täna osavaldades tehtavad investeeringud ei oleks võimalikud olnud, kui ühinemist ei oleks toimunud. Ja ma veidi parandan ka Andreid, et Andrei võib-olla ei tea täpselt, aga osavaldades inimestel on täpselt sama soodusparkimiskord nagu Pärnu linna elanikel, et see ei ole päris nii, et osavalla elanikud peaksid mingit kallimat parkimispiletit ostma. Veel repliike. Meelis Kukk, te tõdete, et Pärnu laenukoormus on poole madalam kui omavalitsustel keskmiselt. Tähendab see, et võtate kõvasti laenu juurde ja kui siis milleks? Ei, see seda ei tähenda. Ma vist kirjutasin, et laenukoormus on 3 korda madalam kui keskmiselt. Ja me oleme selleks valmistunud päris pikka aega, kõigepealt tulenevalt uue silla ehitusest, mille hind oli prognoosimatu. Õnneks asi lahenes Pärnu jaoks soodsalt, aga Pärnu pole kaugeltki valmis. Ees ootavad suured ja mahukad investeeringud, kesklinna silla remont ja see nimekiri on üpriski pikk. Nii et meie valimisliit prognoosib, et investeeringute maht järgmisel kohaliku omavalitsuse valitsemisperioodil on üle 70 miljoni euro ja seda me ka tänaste prognooside kohaselt rahastame laenuvahenditega, nii et see hea ja talutav baas peab olema, et kõiki soove ja vajadusi ellu viia. Aitäh. Kari Maripuu, mida teie uue tulijana Pärnu juhtimises konkreetselt muudaksite? Esimene asi, mida me konkreetselt muudame, on mõiste investeerimine. Et kui me räägime linnataristu remonti ja parandamist, siis see ei saa olla investeerimine. Investeerimine on tegevus, mis toob linnale uut tulu juurde. Ja linnale toob uut tulu juurde ainult need ettevõtted, kes loovad Pärnusse kõrgepalgalisi töökohti ja linnavalitsus esimese asjana peab minema nende ettevõtete juurde, kes täna juba hoiavad üleval Pärnu majandust. Me ei räägi turismiettevõtlusest ainult, vaid me räägime ka töötlevast tööstusest. Ja me vaatame neid võimalusi, mida need ettevõtted tegelikult tahavad. Millised on need investeeringud, mida linn peaks tegema. Et see ei peaks toimima niimoodi, et linn alustab oma kava järgi investeerimist, vaid ettevõtjad suunavad seda, kuhu linn oma raha paneb. Sulev Vikker, mul on teile väga lihtne küsimus. Kas Pärnu on täna hästi juhitud? Põhimõtteliselt küll, kuid peaks olema natukene või meie arvates avatum ja igasuguste linnaelu otsustamise
otsustamisel peaks kaasama ikkagi linna elanikkonda rohkem kas või lihtküsitluste teel, sellega saades ka linnavalitsus seal vastavalt sama vastusega, nagu me siin teeme jah või ei. Kas see sobib, kas see on hea või halb, siis sellega saaks ka linnavalitsus kohe kindla toe selle taha, et kas see variant, mida nad välja pakuvad, lahendus on ka põhimõtteliselt ka linna kodanikel vastuvõetav. Et minna sellisele ikkagi mitte just kohe juba reguleeritud, aga võiks selle regulatsiooni teha, et rahva küsitluse läbivaatamise, rahva küsitlusega. Kuna Isamaad süüdistati mitmes patus, ma annan repliigi võimaluse ja siis tõmbame konkurentsi teema laiemaks. Ja mul on nagu selles suhtes hea meel tõdeda, et Toopia debatt kandub ka siia kohalikule tasandile, et esimese asjana unustada ära enda vale või tegemised ja rünnata siis neid, kes parajasti teevad, et 2020. aastal hetkeks võimule tulles EKRE ja Keskerakonna Andrei juhtimisel esimene asi oli kaotada ära 2 valimisringkonda ehk siis osavaldade demokraatiat vähendada, et nüüd rääkida seda, et kuidas seistakse osavaldade eest on päris kummaline kuulta, aga eks see olegi see reaalsus, mida õpitakse kuskil mujal, mitte Pärnus. Ja kiire repliik veel Andrei Korobeinik. Ja, et esiteks parkimise osas oli küsimus ikkagi maakonnast, mitte osavaldades ja Lääneranna, Häädemeeste, Saarde, Tori, Valla elanikud peavad maksma, kujutage ette, suur pere korra kuus tuleb Pärnusse ja Romek küsib selle valla käest raha. Et makske palun parkimise eest, et see on see Pärnu, kellel peaks olema maakonna keskuse roll ja küsitakse raha suurperede käest, et see osavalla spinn ei olnud väga hea, aga mis puudutab juhtimist, siis tõepoolest küsitlust on väga hea asi, aga ma juhin tähelepanu, et siin hiljuti tuli Pärnu linnale petitsioon, kus on 2500 allkirja, et lõpetada kriis lasteaia toitlustusega ja mis selle petitsiooniga juhtus, ta ei ole isegi volikokku jõudnud, kuigi seadus seda näeb ette, nii et küsitlust enne ma väga loodan, et linnavalitsus hakkab vähemalt seadusi täitma. Ja, aitäh. No siin tuli nüüd 2 sellist noolt linnapea suunas. Kõigepealt seesama parkimisküsimus, miks sa küsite siis raha nende valdade käest ja teine siis petitsiooni kohta, mis puudutab lasteaia toitlustust? See on volikogu otsus selline, et volikogu on nii otsustanud, et küsida omavalitsuste käest, kes soovivad siis enda kodanikel paremaid parkimistingimusi, et sõlmida Pärnu linnaga leping. Samasugune lahendus on meil ühistranspordiga, et ka ühistranspordiga on siis need samad omavalitsused, Pärnu omavalitsused sõlminud lepped ja inimesed saavad kogu Pärnu maakonna piires sõita 1 euroga bussis või siis 15 eurose kuupiletiga. Nii et see ongi olnud selline maakonna ülene kokkulepete saavutamine. Aga laste toitlustamise olete korda teinud lasteaedades? Ja, me oleme korda teinud. Tõesti, see algus oli konarlik, ei eita, aga tänaseks on need suuremad probleemid. Ma ei ütle, et nüüd et kõik on täiesti korras, aga me oleme ikkagi suure sammu selle edasi astunud. Ja, Mart Helme repliik. Ja, kuna Isamaa esindaja tegi EKRE suunas nagu sellise halvustava vihje, et meie just nagu ei olevat hakkama saanud linna juhtimisega, siis see ei vasta tõele. Ja teie, lugupeetud, nii härra Kosenkranius kui Suursild, elate praegu tänu sellele, et EKRE ja Keskerakonna linnavalitsus ajas välja silla ehitamise raha ja siis hakkas Isamaa juntima mingi 8 miljoni euro raha pärast ja pani selle projekti seisma, kuni nad võimule said ja siis nagu kõik takistused äkki kadusid. Nii et ei vasta absoluutselt tõele ja linna toitlustamisega, lasteaeda toitlustamisega ei ole asjad korras. Ei ole mõtet päriselt niimoodi inimestele hambasse puhuda, sest ka Pärnu inimesed vaatavad. Kari Maripuu, kellel selles vaidluses siis pigem õigus on? Me vaatame kõrvalt ja mõtleme, et ilmselt õigus on sealmaal, kus las me teil omavahel vaielda ja las me tegeleme linna juhtimisega siis ise samal ajal. Aga tuleb vaielda, muidu ei ole võimalik juhtida. Nii, Sulev Pikker veel ja siis meil on teema vaja laiemaks tõmmata. Parkimiskorraga on ikkagi ühe muu asjaga ikka põhimõtteliselt puusse pandud sellega linnavalitsused, et nad kehtestasid Ranna rajoonis seal 25 euro eest ööpäevase ja tunnised on 5 eurot ja nii edasi, et kui sa oled juba 3 tundi, siis juba sellest üles läheb
25 euro peale ja see on nähtavalt juba nüüd sellel suvel näidanud, et turistide voog randa on vähenenud. Just täna või eile õhtul kell 18.33 potsatas meie kõikide postkasti kiri Pärnu lohesurfi klubist, kus nad palusid seda asja ikkagi väga tõsiselt üle vaadata niimoodi ja olles 13. septembril külalisena volikogu istungil lükkas koalitsioon opositsiooni ettepaneku seesamane kord muuta, viia need ära lihtsalt tuima oma tugevas hääletusega maha. See oli otse kui sissejuhatus meie järgmisele teema laiendusele. Eetris on 3. valimisstuudio ja kandidaadid saavad taas valida rohelise ja punase vahel. Ja seekord me küsime, kas Pärnu on majanduslikku potentsiaali hästi ära kasutanud. Palun anda märku, punane või roheline. Ja seekord vilgub siin mõlemat. Meelis Kukk, miks te nii arvate? Ma ei saanud aru. Meelis Kukk. Ma arvan nii ja naa, et meil on küll kordaminekuid, aga samas Pärnu maksutulu ettevõtlusest jääb 20 või keskmisest riigi omast 20% kaugusse. Samuti brutopalk on samavõrd madalam ja ka lisandväärtustootlus. Nii et Pärnu linnal on suur arenguvõimalus ja suur väljakutse, kuidas ettevõtlusstruktuuri parandada, kuidas saada siia uusi ettevõtteid, kuidas taristut arendada ja selle lahenduseks Valimisliit Pärnu ühendab programmis on terve rida tegevusi. Ja Kristel Voltenberg, näitasite punast? Ma näitasin tegelikult nii ja naa ja sellepärast, et Pärnul, ma isiklikult arvan, on väga palju potentsiaali. Meie kõige suurem häda on see, et me seda potentsiaali näeme tihti üsna lühikeses perspektiivis, see on selline 4-aastane valimistsükkel ja ma jäärapäiselt räägin sellest, et meil on vaja pikemaid arengukavasid, pikemaid strateegiaid, pikemale sihitud suunda ja ka piisavalt ambitsiooni. Et ma toon teile näiteks lihtsalt ühe näite, mis just lõppenud turismivisiooni konverentsil ka seal debatis ütlesin, et kui Ida-Virumaa turismiklastril on 2035. aastaks suur eesmärk olla teisel kohal peale Tallinnat külastatavuselt, täna on see Pärnu, siis meie turismistrateegia on täna aastani 2029 ja meil ei ole ambitsiooni, me kirjeldame olukorda. Täna me peaksime rääkima, õigemini me oleksime pidanud juba stardipakkudelt nii-öelda minema saama, et rääkida palju pikemast plaanist ja konkreetsetest asjadest ja siinkohal hästi selgelt ärme räägime niivõrd palju kvantiteedist, räägime sisupunktidest ja räägime kvaliteedist ettevõtluses, hariduses, turismis, kõigis nendes valdkondades, mis on Pärnule üliolulised. Pikk plaan oli küll ühe teise erakonna plaan. Ja, aga Andrei Korobeinik, no miks teie arvate siis, et majanduslikku potentsiaali pole väga hästi ära kasutatud? Pärnu on tegelikult ideaalses olukorras praegu. Ja kui Meelis ütleb, et meil on ettevõtluske probleeme, siis see vastab tõele. Et ma lihtsalt tuletan meelde, et Meelise valimisliidu häältega tõsteti näiteks maamaks maksimumini, mis tähendab seda, et kui keegi tahab teha investeeringuid Pärnusse, siis on kallis tema jaoks. Kui te lähete praegu Pärnusse septembri lõpus, oktoobri alguses, siis te näete, et päris kesklinnas Rüütli tänaval on palju mahajäänud maju ja neid on järgmisel aastal veelgi rohkem, sellepärast see maamaks kandub sinna ülihindadesse üle. Ja kui Kristel räägib seda, et Pärnul ei ole strateegia, siis see vastab tõele. Pärnu edu võti on see, et meil peavad toimuma üritused väljaspool hooaega. Ja näiteks Valgusfestival, mis toimub sügisel, sai linnal 2 korda vähem raha kui silla avamine, kus Romek sai linti lõigata. Kujutage ette, 2 korda vähem raha selleks, et tuua Pärnusse inimesi mujalt. Ja see tähendab seda, et meil ei olegi strateegiat, me ei tea, mis üritused saavad rahastusse järgmisel aastal, mis objektid valmivad ja see on Pärnu kõige suurem probleem. Ja Romek Osenkraanius, te olete 10 aastat linnapea olnud, Pärnumaa keskmine palk jääb Eesti keskmisele mitmesaja euro võrra alla. Miks siis on nii, et nii hea elukeskkonnaga linnas palgad madalad on? Täpsemalt jääb ligi 500 euroga jääb alla ja probleem ongi selles, et
meie siis meeskonna ülesanne või me näeme, et kõige olulisem on tuua ikkagi Pärnusse ettevõtlust, keskmiselt kõrgemaid palkasid, sellepärast et sealt tuleb see tagasi see maksuraha, mida saab siis jagada. Et me tahame väga palju... Kuidas te 10 aastat neid püüdnud olete? Me oleme püüdnud, tegelikult Meelis tõi väga hästi välja, et seesama vineeritehas, Metsavuudi vineeritehas, käisimegi reaalselt rääkimas ettevõtjatega, et nad tuleksid Pärnusse ja meil on veel neid tegelikult päris häid edulugusid, aga meil on ka selliseid juhtumeid, kus inimesed hakkavad hakataksegi rääkima, et not in my backyard, et see on kõige olulisem, et mitte see ettevõte ei tuleks Pärnusse, las läheb kuhugile mujale. Aga meie nagu väga selge nägemus on, et me peame tooma siia ettevõtlust Pärnusse ja see toob kaasa paremad töökohad ja see toob kaasa selle, et on mida siis jagada ja siis on ka turismile, ürituste korraldamiseks, kõigeks selleks on jätkuvalt rohkem raha. Mart Helme, milles siis ikkagi asi on? Kas selles, et visiooni ei ole või selles, et ettevõtjal pole Pärnus hea olla? No esiteks ei ole muidugi visiooni ja tegelikult tuleks terve Pärnu olemasolu ja tuleviku kontseptsioon ümber hinnata, sest et elatud on ju kogu aeg selles illusioonis, et Pärnu on kuurortlinn ja see on just nagu see majanduse vedur. No ei ole. Kõik on ju kalliks läinud. Soome turist ei tule enam, sellepärast, et tal on kodus odavam ja kuskil Lääne-Euroopas veel odavam. Venelased ei tule enam, sellepärast, et piir on kinni ja sõda käib. Ja mis siis on? Aga tööstus on kadunud. Mina mäletan seda, kui ma olin veel laps ja noor ja elasin Pärnus, alaliselt käisin koolis. Meil olid kõik võimalikud ettevõtted, alates linavabrikust ja lõpetades konservitehastega. Need on kõik kinni pandud, need on kõik kadunud. Seal olid 10 000 töökohad, need inimesed elasid seal, nende maksuraha laekus kohalikule omavalitsusele. Nüüd seda ei ole. Aga mis ettevõtluse te toote? See on jube hästi kõlab. On vaja seista selle eest, et Pärnusse tuleks ettevõtlus. Aga missugune? Jah, vehkege käega, aga ma vean kihla. 4 aasta pärast ei ole teil mingeid ettevõtteid, sest teil tegelikult ei ole visiooni. 2 lausega, Konstantinos. Ja, me tahame kaitsetööstusettevõtet ja EKRE võtab selle vastu. Nemad on vastu. See lahendab kõik probleemid. Ja see toob 200-300 töökohta, kus on kõrgepalgalised töötajad, aga me tuleme selle juurde, et saate teises pooles pikemalt tagasi, aga läheme siia. Meelis Kukk, mida peaks linn ettevõtjale pakkuma, et ta tuleks Pärnusse? Linn peab ettevõtjale pakkuma. See oli küsimus Meelis Kukele, Mart Helme. Kõigepealt kommunikatsioone ja need kommunikatsioonid on Pärnus puudulikud. Aitäh, Mart. Nii, Meelis Kukk. Linn peab ettevõtjatele pakkuma eelkõige ettevõtlusele sobivat keskkonda, mis üldjoontes tähendabki varustamist tehnosüsteemidega, kommunikatsioonidega, siis ettevõtjad on huvitatud veel enam kui sellest heast taristust, sobivast kvalifitseeritud tööjõust. See oli ka kõige suurem probleem Metsavuudi Pärnusse tulekul. Samuti ettevõtjad on huvitatud koostööst kohaliku omavalitsuse soosivast suhtumisest ja kontaktidest ettevõtjatega ja samuti, et oleks rakendatud tänapäevased võimalikult operatiivsed lahendused omavalitsuse ja ettevõtjate suhtlemisel vajadusel. Sulev Viker, kui nüüd üks tubli Eesti ettevõtja kuulab meie saadet, praegu pool saadet kohe saab läbi, kas vastused on juba kõlanud? Ei ole. Aga teil on need olemas? On suunad, kuhu minna. On olemas, ega siis seda lahendust jah, kohe siit puusalt tulistades ei saa, sest see tegelikult peab olema süsteemne lähenemine. See, et Mart Helme ütleb, et kogu aeg on selles mullis elatud, et Pärnu on kuurort ja niisugune linn, kahjuks ja või õnneks on ikkagi see Pärnu bränd selline, mis on tulnud siin ikkagi 100 aastaga ja selleks kujunud, aga selle kõrval on olnud siis ka nii-öelda väga suurt tööstusaega, kui oli okupatsiooniaeg ja siis rajati neid tööstuseid seal. Et võib-olla tuleb välja, et okupatsiooniaegsed juhid isegi oskasid seda palju tasakaalustatumalt teha. Antud hetkel me leiame niimoodi, et peab tegema ja leidma endast kõik võimalikku, et Pärnusse tuleksid ikkagi siukse
kõrgtehnoloogia ja kõrgesti tasustatud spetsialistidega ettevõtmised, tootmised, mis loovad lisaväärtust, aga mitte ei kandi raha ühest kohast teisse, sest mida see kaitsetööstus ei ole mitte midagi kui maksumaksja raha. Tegelikult jälle kuhugi sinna meie peale ära kantimine, aga ega ta selles mõttes lisaväärtust ei looda, on pigem, eks ole, surutud kas siis nüüd tugevalt kaitsel või koguni isegi kellegi teise poole hävitamisele. Ja, aitäh. Siim Suursild, maakonna üks suurim tööandja, elektroonikafirma Scanfil, kus on üle 800 töötaja, ütleb, et neile on suureks väljakutseks inseneride puudus. Miks neid Pärnusse juurde ei tule? Kui on tegelikult jällegi see sama elukeskkond suurepärane? Ma kõigepealt eelmine ring jäeti mind kuidagi vahele, et klaarin ära selle, et ma näitasin rohelist just sellepärast, et Pärnu majandusest moodustab 95% väike- ja mikroettevõtlus ja ma tunnustan vägagi neid ettevõtjaid, kes Pärnus seda majandust üleval peab ja nad tekitavad 2/3 Pärnu majanduskäibest. Just väikeettevõtjad enda peredega, pereettevõtlusega on väga, väga tugev. Et kui Mart Helme, kes pole ammu Pärnus elanud, räägib vanadest aegadest, siis mina olin 180 töötajaga viimase kombinaadi juht Pärnus. Ma tean, mis pärast nüüd lahkusid Pärnust, aga kui tulla Scanfili juurde, siis see on meie programmis üks, mida tahaksime ära teha, et kuidas tuua just need noori insenere. Ka enda perest on läinud nii poeg kui vend insenerina Tallinnasse, et kuidas tuua neid tagasi sellesse heasse elukeskkonda, mida on selleks vaja teha. Ja üks võtmeküsimus meie erakonna arvates on see, et tuleb leida lahendus noortele peredele eluasemete kas siis toetamise või kas ostmise või rentimise toetamisele, et oleks võimalik noortel inseneridel ja haritud inimestel, mitte ainult insenerid, õpetajatel Pärnusse tagasi tulla. Andrei Korobeinik, kas siis asi käibki nii, et jagad tasuta maju ja kortereid ja spetsialistid tulevad? See on lihtsalt uskumatu, mida Siim ütleb praegu. Et ta ise selle sama käega hääletas maha eelnõu, mis pakkus nendele samadele noortele peredele tasuta maad, mitte maju, maad. Ja mitte Pärnu kesklinnas, Paikusel, Audrus. Siim ei tahtnud seda. Nüüd, kui küsimus on selles, mis see lahendus on, siis kui te loete Keskerakonna programmi, siis seal on lahendused. No sellepärast ma teilt küsingi seda. Ja ma ei tea, kas te lugesite või mitte, et nagu kui pikalt... 2 korda otsast lõpuni ja tagant lõpuni ka veel. Et esiteks, kui me räägime kaitsetööstust, siis see on väga mõistlik, et kahtlemata Pärnus puudub selline suurem kaasaegne tööstuspark, et selline pikemas plaanis on võimalik seda rajada Rail Balticu kaubajaama juurde. Olemasolevad on üsna populaarsed ja firmad tegelikult tulevad, kus nad ei pruugi tulla, on kõrge maamaks ja teiseks, kui me räägime nagu väga pikast plaanist, siis Pärnu kolledžil ei ole tegelikult sellist päris ülikooli vaibi, et ma arvan, et siin kõik on sellega nõus, et sinna võiks tulla selline ülikooli linnak, kampus ja sellisel juhul meil on lootust, et ka Pärnust tulevad päris enda insenerid. Ja Kari Maripuu, teie lubate ka programmis luua tingimused suurinvesteeringute tulemiseks. Mis siis praegu puudu jääb? Ja. Harva tekib ühel kohalikul omavalitsusel või ühel regioonil nii suur võimaluse areneda majanduslikult edasi, kui sellel on Pärnu. Ja Pärnule on majandusarengut loovad 2 olulist asja. Kõigepealt kaitsetööstus areng, mis annab võimalusega kohalikele ettevõtjatele selle tööstusega haakuda ja luua just mitte madalatasemelisi töökohti, vaid kõrgtehnoloogilisi, mis tähendab seda, et need automaatselt tähendavad ka kõrgepalgalisust ja see tähendab kõrgemat kompetentsi. Ja teine on rong, mis hakkab sõitma vähemalt Tallinna vahet, nii palju kui me teame. Ja kui me väga hästi teame, siis mul on üks sõber elab Murastest Ülemiste keskusesse sõita läheb 48 minutit. Pärnu rong vist läheb Tallinnasse samasse piirkonda umbes sama kiiresti, mis tähendab seda, et Pärnus elada ja Tallinnas tööl käia kuni selle hetkeni, kuni siia tekivad ka kõik need ettevõtted, mis pakuvad neid kõrgepalgalisi töökohti, on reaalsus. No aga siin korraks juba Andrei Korobeinik mainis Pärnu kolledžit, siis Kristjan Voltenberg, kas Pärnu kolledž toodab lõpetajaid erialadel, mis tegelikult ongi kõrge lisandväärtuse mõttes kadunud? Mul on väga hea meel, et see küsimus on praegult minu vastata ja ma oleksin tahtnud just võtta palli nii-öelda üle Andreilt. Siia sõites Tallinnasse oli mul pikk jutuajamine Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktori Kari Raagmaaga, kes ka meie valimisliidus Südamega Pärnu kandideerib, nii et mul on väga hea kolleegilt tegelikult küsida ja väga hea meel anda teada, et
täna juba ikkagi käivad arutelud, väga tõsised arutelud ja koostöös ka arenduskeskusega selle üle, et pakkuda ka Pärnu kolledžis just inseneeria erialadel ja tegelikult ettevõtjatele olulistel erialadel kas või selliseid lühiajalisi ja siis pikema vaatega programme ja konkreetselt saan rääkida siin praegult koostööst Maaülikooliga, Tehnikaülikooliga, kellega neid teemasid arutatakse ja loomulikult on see väga oluline, et meil Pärnus endal nii kutseharidus kui ka kolledžiharidus oleksid suunatud sellele poole, et ettevõtjad ütlevad oma vajadused ja me saame nendele vajadustele vastata. Meie kolledž ei ole selline supertanker Aurora, mis ei saa oma suunda muuta. Ta on üks ilus purjejaht, mis võib halsida ja pautida ja tegelikult neid küsimusi väga hästi lahendada ja me oleme kindlalt sellel teel. Mul on väga hea meel selle üle. Roomekos on Kraanias, kas kolledžile tehti nüüd liiga ka? Ei tehtud liiga. Kolledž on ju meil täitsa olemas ja tegelikult toimetab päris hästi. Ma tahtsin siia tuua veel ikkagi sellest vanast teemast, et meil on Loode-Pärnu tööstusküla, mis on väga hästi käima läinud. Meil on Audru Papsaare lähedal on täna 38 krundiga tööstusküla. Meil on Niidu Pärnu Keki tööstusala, nii et iseenesest on täiesti arengut näha ja ma ei mõista nagu seda etteheited, et Pärnus ettevõtlus ei taha areneda. Meie pigem peame olema vastuvõtlikud. Me tahame Pärnusse ettevõtjaid, mitte tülisid. No Meelis Kukk, kuidas siis kasutada ära Pärnu kui kuurort linna kuvandit hea elukeskkonnana, aga samas ikkagi tarka tööd ka teha? Jaa, aga kõigepealt ma õiendan ära selle mitmel korral Andrei suust kostnud väide, nagu Pärnu ängistab maamaksuga ettevõtjaid. Jah, tõepoolest, Pärnu maamaksumäär on tõstetud maksimumtasemele, aga seal on maamaksu tõusu piirang kuni 10%, nii et see on riigi keskmine või isegi alla selle jäänud. Aga nüüd vastates küsimusele, Pärnu keskkond on üks eelis ja eeliseid duubeldades või kolmekordistades kindlasti need edutegurid kasvavad. Ja toon ühe näite, et näiteks haridusturism on viimastel aastatel selline uus tekkinud mõiste, kus gümnaasiumi õpilased tulevad Pärnusse elada, et saada osa meie haridusest. Ja miks see ei võiks ka laieneda nii, et noored pered, kes oma lapsi ka põhikooli panevad, siis just see hea, rahulik, turvaline elukeskkond on selleks mootoriks, mis neid siia tõmbab. Ja teine asi on kahtlemata kaugtöö võimaluste laienemine. Väga vabalt ja edukalt saad Pärnus elada ja teha oma tööülesandeid kas ühe nädalas visiidiga alalisse töökohta või veelgi harvemini, nii et ka Pärnul on kavas ja plaanis kaugtöö võimalusi, sidevõimalusi täiendada, et sellist lokeerumisviisi töökoha ja Pärnus elamise vahel rohkem ära kasutada. Ja repliike, Sulev Vikker ja uskuge mind, meil on erakordselt olulisi teemasid veel ees. Yes, aru saada. Seoses selle kolledži asjaga, et see on väga hästi vaadatuna ainult nii-öelda meie poole pealt või juhtijate nende poole pealt. Ma olen küsitlenud meie noori inimesi, kes hängivad õhtuti bussijaamas Pärnus ja niimoodi ja küsinud nende siis nii-öelda tuleviku asjade osas ja muu olen küsinud ka selle kolledži kohta ja vastus oli minu jaoks väga üllatav. Pärnu kolledž ei ole isegi mitte plaan B, C ega D, vaid Pärnu kolledž on plaan F. Ta on seal. Noorte teadvuses vot selline asi. Ma ei tea, mis see siis tähendab, aga see näitab, et noorte jaos kellegi jaos ei olegi tegelikult see nii populaarne, et on tõesti seal plaan F kõige alaval pool. No kiire repliik, Krista Postmark. Aga kindlasti see ongi see, millest ma räägin, et meil on siin arenguruumi ja me täna väga selgelt liigume nende soovitud suundades, nii nagu ma ütlesin, me räägime täna läbi ka teiste kõrgkoolidega ja see päris kindlasti rikastab haridusmaastiku ja rikastab neid võimalusi, et tõesti meie noored tahaksid Pärnus õppida ja see saab nii olema. 2 lühikest repliiki ja uus teema lauda, parempoolsed ja EKRE.
Ja olles ka tegelikult Pärnu kolledži nõukogu liige, teame väga hästi, et Pärnu kolledži tegevusi ja õppekavasid suures plaanis kureerivad siiski Tartu Ülikool ise ja meil väga palju ei ole võimalusi sinna muuta. Küll aga meil on Pärnus olemas kutseharidus ja kui me räägime sellest, et kuidas me jõuame inseneritehnoloogiat erialadeni, siis see hakkab peale huviharidusest, see läheb üle kutsehariduseni, mille mainet me peame märkimisväärselt kasvatama ja tõstma. Ja kui me näitame nendele noortele, et on olemas kohe ka töökoht, kus on võimalik saada 2000, 2500, 3000 eurot palka Pärnus elades, siis me hoiame terve hulga noori Pärnus, ilma et nad peaksid kuskile ära minema. Ja Mart Helme. Ja ma lendaks palju kõrgemalt, siin ka muidugi kõnnitakse pilvede peale, räägitakse, kuidas tuleb ja peab ja teeme ja oleme. Aga ma tuleks hoopiski teistsuguse ideega. Pärnu kolledž on tore asi, aga Pärnu mastaapi tõstaks, Pärnu mainet ja tuntust tõstaks see, kui me rajaksime Pärnusse täiesti uue keskuse ja see oleks Venemaa ja Aasia uuringute keskus, mis oleks rahvusvaheline, kuhu me kutsuksime ka lektorid ja professorid mujalt maailmast. Sinna peaks alla panema õla nii linnavalitsus kui riigivalitsus. Meil on niisugune ettekujutus, et me tunneme Venemaad, meie teame Venemaad. Tegelikult ei tea, tegelikult ei tunne. Noorem põlvkond ei tea Venemaast üldse midagi, ei oska vene keelt. Ja Aasiast üldse rääkimata. Ja see paneks Pärnule elu käima? See paneks Pärnule täiesti teistsuguse mõõtme juurde ja see nõuab ambitsiooni. Ma ei näe seda ambitsiooni siin mitte kuskil. Ja ambitsioonist kohe kuni Aktuaalse kaamerani. Poliitikud, palun näidake nüüd rohelist või punast. Mis see küsimus oli? Ei ole. Ja head poliitikud, me küsime, kas Rail Balticu valmimine on Pärnule kasulik? Andke märku, rohelised ja üks punane. No Mart, EKRE on küll vastu olnud sellele, aga Pärnule ta ju ühenduse toob. Kuulge, tulge nüüd mõistusele. Aastast 2011 me räägime Rail Balticu ehitamisest. See on kasvanud nagu lumepall. See on, ma ei tea, miljardeid ja miljardeid tuleb juurde, aga mida ei ole, on raudtee. Ehitatakse kuskile mingi viadukt, ehitatakse kuskile veel mingi jupikene, aga raudteed ei ole. Mis aasta meil praegu on, sõbrad? 2025. Kui kaua on räägitud Rail Balticust? Kui palju on sinna raha maetud? Selle asemel, et oleks olnud see sama raudtee, mis Tallinna ja Pärnu vahel oli. Ei, see pandi ka kinni. Aga Pärnule sellest kasu ei sünni ka mitte. Pärnule ei sünni sellest kasu muidugi, kui me sõidame sellest Teevasjaama kuskile Ikla kanti sinna. Ei sünni. Aitäh, Romekos Enkranius. Surnud projekt, mis ei hakka ennast iialgi ära tasuma. Hästi. Romekos Enkranius, kui Rail Baltic valmib ikkagi, siis saab Tallinna kesklinna 40 minutili kaugusele nii-öelda. Kuidas Pärnu peaks seda muutust ära kasutama? 2030 on Rail Baltic valmis. Siin ehitatakse juba Pärnumaal, ehitatakse neid raudteejuppe ja võib-olla Mart ei tea, Mart unistab ikkagi Hiina ja Venemaaga kultuurikeskusest või uurimiskeskusest, et ma arvan, seda meil ei ole Pärnusse vaja. Meil on kiireid ühendusi vaja, maanteeühendust, raudteeühendust ja raudteeühendus 40 minutit. See on sama, mis praegu Pärnu inimene läheb Kilingi-Nõmme. Et see on sama vahemik, mis tähendabki seda, et on võimalik elada Pärnus, aga tööl käia Tallinnas ja ka vastupidi. Need samad inimesed, kelle me ootame turismisektorisse, need samad inimesed saavad ka Tallinna lennujaamast kiiresti Pärnusse, et meil on vaja nii külalisi, turism toob külalised ja tootmine toob meile head palgad, meil on mõlemat vaja. Andrei Korobeinik, kas need samad insenerid, kellest me rääkisime, hakkaksid selle rongiga nüüd selle 40 minuti tõttu käima seal? No, hästi oluline on see, et see oleks just selles suunas, mitte vastupidiseks, et pärnakad ei käiks siin kõrval tööl. Aga 2030 see kindlasti ei valmi, aga meil on lootust, nagu Kari ütles, et valmib see Tallinna ots ja see oleks Pärnu jaoks suur asi. Ja Rail Baltic on lihtsalt üks selline tükk nagu suurest pildist. Meil on ka lennujaam, mis maksab 100 000 aastas ja praegusel linnavõimul puudub absoluutselt visioon, mis sellega teha. Kas teil on olemas see või? Vabandust? Kas teil on see olemas? Jaa, meil on see olemas. Meil on huvilisi Soomes näiteks, kes kavatsavad opereerida Eesti-Helsingi lennujaama, mis on selline väike konkurent Vantale, kus käivad need soodsad lennufirmad. Neil on täiesti huvi Pärnu vastu, aga Pärnu ei tea,
kas neil on pakkuda seda lennujaama või mitte, mis sinna tuleb, kas see Kaitsevägi võtab seda endale, kas Tallinna lennujaam annab seda üles. Me lennujaamani jõuame veel, Andrei Korobeinik. Me oleme uues ringis kindlasti sõna veel lennujaama teemal. Aga räägime raudteest edasi. Siim Suursild, Rail Balticu terminal tuleb Pärnu kesklinnast Pärnusse, ikkagi nii-öelda äärelinna. Kuidas seda sisuliselt tuua ikkagi kesklinnale lähemale? See ongi nüüd järgmist aastat küsimus Pärnu jaoks ja just see valimisperiood, mis sees seisab, kuidas ühendada terminal ära siis kesklinnaga ja Ülejõe linnaosaga, kus valdav Pärnu elanikkond elab. Et kindlasti on Rail Baltic see, mis muudab oluliselt Pärnu linna. See on küll 100 aasta vanune tõde, et kui raudtee tulek muudab seda piirkonda, muudab ka see Rail Baltic Pärnut ja nii mõlemas suunas liikumist põhja-lõuna suunas kui siis ka Tallinna ja Pärnu vahet, et me peame ise olema nüüd väga selge visiooniga, et kuidas see enda linna jaoks kõige paremini tööle panna ja on käinud siin päris ulmelised mõtteid läbi, et ühendada ära kesklinn ka trammiga, aga trammi jaoks on vaja elanikke, mida meil praegult veel napib, aga kindlasti uued elektrisõidukid, mida iganes, et täna peame seda taristut juba nii tegema, et tänavaidki ehitama, et oleks ühendus Suurejõe tänava ja kaudu raudteejaamaga, et siin seisab just järgmisel 4 aastal seda planeerimist ja mõttetööd päris palju ees. Ja, no Sulev Pikker, milline on teie seisukoht kiirraudtee Pärnu kasuks tööle panemises? Ma olen unistaja, sellepärast ma hääletasin sellega rohelisega, aga kui olla realist, siis juba praegu on andmeid sellega, et see ehitamine, kes läheb veel 2035. aasta ja teine asi, mul on alles kõiki asju uurides, kuna on ka valijate poolt tulnud ettepanek taastada vana raudtee ja panna need porgandidki käima vähemalt nii, et see Rail Baltica tundub kõikidele ikkagi väga ulmeline olevat. Aga me saime teada, et kunagised linnavalitsejad on teinud selles osas fataalse otsuse, sest pandi kahvlisse kas raudtee või lennujaam ja nad tegid otsustamise lennujaam. Ja nüüd me oleme siis seal, kus me oleme. Kari Maripuu, kas töötav Rail Baltic annaks Pärnule uue hoo sisse? Ja loomulikult. Ja see tähendab esiteks seda, et see annab Pärnule lennujaama. Ülemiste Lennart Meri lennujaam saab olema Pärnu põhja lennujaam. Ja see tähendab seda, et me ei pea enam võtma sellel teemal sõna, aga me jõuame sinna. Raudtee loob Pärnusse võimaluse täiesti uue logistikasõlme tekitamiseks. Meil on olemas lennurada, meil on olemas sadam, meil on olemas raudtee, meil on olemas maanteeühendused. Need on need 4 asja, mis võimaldavad Pärnus tekitada, ja kui me vaatame ka kaardi peale, logistilise keskuse. Ja see on see, mida peab Pärnu samamoodi ära kasutama. Kristel Voltenberg, kuidas panna Rail Baltic Pärnu jaoks tööle maksimaalselt? Kui siin Sulev ütles, et tema on unistaja, siis mina olen ka unistaja, aga samas pragmaatik, et ma tõesti usun, et see Rail Baltic meile tuleb ja tahtmata korrata neid mõtteid, mis siin tegelikult on juba käinud kõigest sellest, et ühendusteid ja kiireid on meil vaja. Toon lihtsalt ühe sellise näite. Me räägime siin 40-45 minutist. Kuulge, meil Pärnus tundub see olevat päris pikk aeg, aga siin Tallinnas kesklinnast sa sõidad Viimsisse tööle või lapsi kooli viima seesama 40 või 45 minutit olenevalt liiklusest ja õhtul juhtub ka rohkem ja õhtul täpselt samamoodi tagasi. Ja see on hästi lihtne näide sellest, kuidas 40 või 45 minutit võib luua meile täiesti teistsuguse elukvaliteedi ja see tööränne kindlasti, positiivne tööränne Pärnu suunas kindlasti ka tuleb. Mis on aga täna oluline, lisaks raudteele on see, et vaatame tõsiselt läbi meie tänased ühendused ehk vaatame bussiühendused ja jällegi toon ühe hea näite, sest positiivsed näited on edasiviivad. Lux Expressi tahan väga kiita, kes madalhooajal toob meie kontserdimajja eri reisidega inimesi kontserdiõhtule ja viib need pärast Tallinnasse tagasi. Sellist koostööd linna ja eraettevõtjate vahel ma näeksin veelgi ja veelgi rohkem. Need võluvõtmed tegelikult ei ole kuskil laekas. Need on meie laual juba täna olemas. Meelis Kukk, kas te ei pelga, et Rail Balticu lõppjaam saab vähemalt hetkeseisuga olema Eestis? No, ma ei pelga seda. Ma usun, et
riikidevaheline koostöö toimib ja täpselt samuti ma ei pelga seda, et pärnakad hakkavad kas siis Tallinna poole või Riia poole tööle sõitma. Tähtis on, et nad elavad Pärnus, nii nagu see näide toodi, et 40 minutit on tööle sõiduks, pole ju vahet, et kas sa sõidad sinna Kilingi-Nõmme või Pärnu-Jaagupisse või siis kahte kõrval asuvasse metropoli. Samuti ma usun, et Rail Baltica annab suure tõuke ka meie turismisektorile, aitab selle aastaringset toimivist parandada, sest siis on mõte teha suur multifunktsionaalne kontsert- ja ürituskeskus ja kahelt poolt tulevad need inimesed, huvilised külastama ja see keskus ja ka muud taolised üritused tasuvad ennast ära, aga täna see ei pruugi nii olla, aga kindlasti 30. ja peale seda see saab nii olema. No jaa, aga räägime siis lennujaamast ka, kuna siin juba teema tõstatus. Romeko Synkranius, lennujaam teenib Pärnule mitusada 000 eurot kahjumit. Pärnakas maksab selle kinni. Miks linn ei loobu sellest ülikallist unistusest? No linnal on leping 2031. aastani ja see lepingut tuleb täita. Nüüd eksitav oli Andrei väide, et linnavalitsus ei tea, et meil on võimalik, et soomlased siia tahaksid tulla või et Kaitseministeeriumi huvi on lennujaama vastu tekkinud. Et need huvid on täna laual. Meil järgmine nädal ongi kohtumine ka siis lennujaama omaniku Eesti riigiga, et neid variante arutada ja leida sellele lahendus, sest tõesti ma arvan, et Pärnu linn ei pea selle lennujaamale peale maksma, pigem leidma sellele lahenduse, et on need siis soomlased, kes opereerima hakkavad või on see Kaitseministeerium, kes või mõlemad koos. Et need variandid on laual ja nendega me tegeleme. No Andrei Korobeinik, oleme ausad, Pärnu lennujaam on aastaid paljuski Keskerakonna projekt olnud ja seda seostatakse ka, no ütleme õelamad nimetavad seda ka Kadri Simsoni nimeliseks lennujaamaks, aga mis teil siis enda õigustuseks öelda on? See on projekt, kus on potentsiaali, Kadri kahjuks lahkus meie seltskonnast, aga see, et lennujaam ei lähe tööle olukorras, kus ta on Tallinna lennujaama oma, see on fakt. Tallinna lennujaam kunagi ei ole huvitatud sellest, et tuua lennud Pärnusse, nii et ongi ainuke reaalne võimalus anda seda erasektorile opereerida. Juhul, kui Kaitsevägi võtab seda üle, siis on ka variant, aga sellisel juhul suure tõenäosusega me võime unustada, et sinna tulevad teised lennud. Et see, et tõepoolest, kui Rail Baltic valmib, siis põhilennujaamaks Pärnakatele jääb Ülemiste, see on fakt. Aga ka Helsingis on nii, et suur Vanta lennujaam, mis on Euroopa mastaabis üks suurimatest, ta täiesti jätab ruumi konkurendile, mis on Helsingi East lennujaam ja Pärnu võiks olla üks selline lennujaam Eestis, aga meil, ma ei maininud seda, et Romeka ei tea, et on huvilisi, aga linnavalitsusel puudub absoluutselt strateegia. Neil ei ole ühtegi eelistust, mis sellest lennujaamas saab. Ja see on Pärnu juhtimise probleem. Mul on palve, me oleme ajahädas, palun lühidalt, et kõik saaks öelda repliigid. Siim Suursild, kas võiks olla variant, et Pärnu lennujaam läheb nii-öelda riigile üle strateegiliseks lennujaamaks? No, ma tahtsin kõigepealt öelda Pärnakana, et kummaline on üldse kuulata seda diskussiooni, et kas need taristuobjektid Pärnu suunaliselt ära tasuvad. Et kui võtame Saaremaa süvasadame, võtame Tartu lennujaama, võtame Tartu kiirtee, no kas need tasuvad ära, kas seal on analüüs taga olnud, et Pärnu poole pealt on pidevalt on Pärnu suunalised taristuobjektid on nagu ambused, sinna läheb asjatult raha, aga suured taristuobjektid ongi kallis ja nende tasuvus, võtame Euroopa mastaabis Brenneri tunnel, on kordades kallimaks läinud, kui ta algselt planeeritud oli, emamaaga ühendatud Horvaatia Dubrovnikuga on ju, need sillad on oluliselt kallimaks läinud, suured taristuobjektid. Aga küsimus, et kas võiks olla kaitsetööstusobjektina nii-öelda riigi hallata? Kindlasti selle teemalised vestlusi on meil alles hiljuti Kaitseväe juhatajaga ka peetud, aga meie ei saa Kaitseväe teemasi siin kommenteerida. Palun 2-3 lausega kordab saatejuht veel kord palvet, et kõik saaks enne aktuaalset kaamerat sõna. Mart Helme.
Ja ma tahaks muidugi kõigepealt kutsuda korrale, ärge öelge, et ma ei tea Pärnu asjadest midagi, et ma ei ela seal. Ma olen olnud minister ja ennast nädala ajaga kurssi viinud kogu ministeeriumi haldusala asjadega. Kõik on õpitav ja arendatav ja selgeks tehtav, see on esiteks. Teiseks, kellelgi ei ole ju kahtlust, et raudtee oleks vajalik ja kasulik. Raudteede kõrvale on tekkinud asulaid ja linnu, aga see raudtee on üle mõistuse kallis. Seal ei hakka liikuma kaubad. Ja ma tahan öelda veel, et selle raudtee pärast on meil ehitamata Via Baltica, selle raudtee pärast on meil ehitamata 4-realine tee Tartusse, selle raudtee pärast on meil ehitamata Saaremaa püsiühendus. See raudtee on ära neelanud raha. Aitäh küsimusele lennujaama kohta. Kari Maripuu, kas linn peaks maksumaksja raha eest lennujaama pidama või tuleks erastada? Ei peaks ja Kaitseministeeriumile andmine on tegelikult ka selline kerge vastupanu tee, kus kohas Pärnu põhimõtteliselt loobub enda territooriumil olevast taristust. See kolmas variant anda erasektorile ja vaadata mitte lennujaama kui sellist, vaid lennurada kui objekti, mille ümber on võimalik ehitada tegelikult lennutööstuse elemente ja lennutööstuse ettevõtteid ja nendes osades on meiega ka juba parempoolsetega ühendust võetud Skandinaaviast ja sellised huvid on ka olemas, nii et huviga ootame. Kristel Volterberg, on see ikka mõistlik, et piltlikult öeldes maksame ja nutame? No ei ole ja ma pean siin Kariga nõustuma, et tegelikult see variant 3 anda erakätesse ja mõistlikult sellesse küsimusse suhtuda ja pika perspektiiviga sellesse suhtuda on tegelikult ainuvõimalik ja mõistlik tee. Ja me oleme ju tegelikult Pärnu lennujaamaga neid pisikesi eksperimente teinud, et me oleme proovinud paaril aastal lennuühendusi Pärnu ja Helsingiga, me oleme proovinud ka Rootsiga, Rootsi oma kidus kõige esimesena kahjuks langes ära ka see Soome ühendus, võib-olla tõepoolest jäi see ka natukene ebamugavasse majanduslikku aega, aga me peame päris kindlasti lennujaama teemadel edasi kõnelema ja võib-olla siin ongi üleskutse, et head mehed, ärme vaidleme, istume maha ja räägime need lennujaama teemad päris tõsiselt selgeks. Saame ühtemoodi aru. Enne, et kui see asi rappa läheb, see ei ole Pärnu lennujaam, see ei kuulu Pärnu linnale ja see ei asu isegi linna territooriumil. Need arutelud algavad kohe Aktuaalse kaamera ajal, kui me koguneme, aga Meelis Kukk, teie plaan? Lennujaam on kahtlemata Pärnule eelis. Meil on olemas kõik transpordiliigid ja ma olen absoluutselt veendunud, et see lennujaam läheb käima. Sedavõrd suured taristuobjektid ei käivitugi esimesel, teisel, 3. aastal, aga meie plaan on sinna palgata üks kompetentne, motiveeritud projektijuht, kes päev-päevalt tegeleb ja me näeme, paari aasta pärast on see lennujaam käigus. On seal siis lennud, on seal lennundusega seotud ettevõtlus, on seal ristkasutus Kaitseväega, see juhtub. Ja, hästi lühidalt sulle Pikker, kas linn peaks raha panema või ei peaks? Linn peaks sellesse projekti ikkagi ka raha panema ja kaasama, ütleme kas võrdsetel, pariteetsetel alustel siis ka eraettevõtjad, mitte panema jälle seda ainult eraettevõtja peale. Linn 50-50, linn osanik ja eraettevõtja 50% osanik, siis võib-olla ilmub ka mingi tõsisem niisugune erainvestor ja sooviva alale. Aitäh poliitikud selle arutelu eest. Praegu me jätkame kohe pärast Aktuaalset kaamerat ja siis me räägime kaitsetööstuse rajamisest Pärnumaale ja ka suve pealinna väljakutsetest. Nii et kohtume kell 21.40. Tere õhtust ja tere tulemast tagasi valimiste lainele. Meie 3. valimisstuudio jätkub ja veel 3 tund põnevust, sest me räägime endiselt Pärnust. Ja teises saate osas me räägime kaitsetööstusest ja elanikkonna kaitsest ja loomulikult ka suve pealinna väljakutsetest. Tänased väitlejad on teie ees Kristel Voltenberg, valimisliit Südamega Pärnu, Kari Maripuu, Parempoolsed, Roomek Kosenkraanius, Reformierakond ja Siim Suursild Isamaast. Andrei Korobeinik Keskerakonnast, Mart Helme EKRE-st, Meelis Kukk valimisliidust Pärnu ühendab ja Sulev Pikker rahvuslased ja konservatiivid. Ja ka selles saate osas on valijatel võimalus jälgida, kuidas poliitikud hääletavad, valides kas rohelise või punase. Ja me küsime, kas te toetate kaitsetööstuspargi rajamist Pärnumaale?
nii, tuleb rohelist ja nii ja naa, et võib-olla sissejuhatuseks kõigepealt, miks nii ja naa? Minu jaoks on nagu kuidagi üldse aru saamatu, et me kaitsetööstuse kaitseasju niimoodi siin avalikult räägime. See on ikka väga sensitiivne või tundlik teema, mis mõjub nii-öelda emotsionaalselt kõigile meile valijatele praeguses just sellises globaalses olukorras. Sellepärast, et ma leian, et see peaks olema rohkem selline tõesti väga tihe ja kinnisem arutamine. Ja et see järjekord oleks pidanud olema hoopis teistmoodi, et oleks sinna kõigepealt kohalike elanikaga tuldud, kõigepealt räägitud ja saadud aru, kuidas see on individuaalselt praktiliselt räägitud ja siis alles tulnud peale selle nii-öelda praktiliselt, nagu öeldakse, just otsima nagu seda kummitemplit. Et ma nagu lähen, et see lähenemine on olnud, asi on õige, millest on vaja teha ja rääkida, aga kuidas moodi ja niimoodi avalikult panemine on minu jaoks natuke mõistmatu. Nii et seda maksuraha ja töökohtade ikka tahate? Ikka, seda peaks tulema, aga see peab olema, aga see on jällegi, et ma nagu eelnevalt ütlesin, see maksuraha on ikkagi maksumaksjate raha. Ta ei ole tohutev, ta ei ole lisaväärtust toov, see on see sama. Romekos Enkranius, Eestimaa on suur ja lai, miks te just Pärnust ja Pärnumaast tahate teha kaitsetööstuse piirkonda? See on Pärnumaa võimalus, ma ei räägi ainult Pärnust, ma räägin kogu Pärnumaast, et see on Pärnumaa võimalus teha ja siin on omad põhjused ka, sest see sama sõjaline pool, kui kaugele ulatuvad vaenlase raketid, kõik see pool, see annab Pärnule sellise eelise, mida me peame ära kasutama ja teiselt poolt see toob kaasa ka veel lisavõimalusi, valdkondi, teistest valdkondades ettevõtlust arendav inseneeri poole pealt, et selles mõttes seda võimalust peab Pärnu ära kasutama. Kari Maripuu, aga mitmed kohalikud on mures küll loodusreostuse ja oma tervise pärast, et on nendel hirmudel tegelikult kaalust? Kaitsetööstus tänapäeval on tark tööstus. See tähendab seda, et inimestel kohe esimesena kangastub silme, et suured korstnad, loodust reostuvad keskkonnad, tänane tööstus, nagu me näeme ka, mis kasutatakse sõjaväljal, ei ole kaugeltki mitte ainult see. Pigem on, mida me räägime Pärnus ja Pärnumaal, on tark tööstus, mis loob neid tarku töökohti kogu Pärnumaal ja kui me vaatame seda, et milline on riigi kaitsevõime kõige suurem tugisammas, see on majandus. Kui me praegu õnnestub ära siduda majanduse kaitsetööstustoodanguga kõrgetasemelisega, siis see on väga suur edu ja see, et ta Pärnumaal on ainult õnnistus. Mart Helme, EKRE on aastaid rääkinud kodumaise kaitsetööstuse käima tõmbamisest. Kas Tõstamaa on hea paik kaitsetööstuspargile? No võt, see on nüüd see küsimus, et kas see Tõstamaa on just see kõige parem paik. Ma saan aru, et põhimõtteliselt Pärnumaa on hea paik ja üks sõjandust tundev inimene ütles, et kui sõda Pärnumaale jõuab, siis on sõda lõppenud. Et selles mõttes ta on nagu koha valiku poolest hea koht, aga ma ei ole kindel, et Tõstamaa on see kõige parem koht ja Ermistu järve ääres on see kõige parem koht. Võib-olla oleks kõige parem koht hoopiski Pärnust põhja poole ja et need kommunikatsiooniliinid, see sama lennuväli, millest me rääkisime eelmine kord või eelmises saate osas, raudtee, mis ühel või teisel moel varem või hiljem tuleb, aga ka maanteeühendused, et need oleksid minu meelest Pärnus palju paremini kasutatavad ja palju logistikat kergendavamad kui seal Põhja-Pärnumaal, aga ma möönan, et ma ei pruugi kõiki neid grifi all olevaid arutlusi, mis sellega seoses on, teada ja seetõttu ma ei mõista ka hukka otseselt seda koha valikut, aga ma ütlen, et mul teatud kõhklused on. No Andrei Korobeinik, te näitasite rohelist, samas ma teie programmist ei leidnud ei kaitsetööstuspargi ega ka näiteks Kaitseväe Pärnumaale toomisest, millest teised palju räägivad, et kas unustasite ära või pole ikkagi nii oluline teema? Kaitsetööstuses ma olen Kariga täiesti nõus, et see on Pärnu jaoks võimalus, et see vastandumine turism versus tööstus on täiesti vale, et meil on Pärnus need töökohtade arvu poolest üsna võrdsed harud ja targad töökohad on igati mõistlikud, et see tähendab seda, et meie keskmine palk hakkab lõpuks ometi tõusma, mis puudutab seda NATO baasi, siis selles osas küsimus on lihtsalt selles, et mida me täpsemalt ehitame ja kuhu. Sellepärast, et nagu me varasemalt oleme juba rääkinud, me ei tea, mis lennujaamas saab. Pärnu linn on New Yorgi suurune, aga
see baas tuleb täpselt sinna Saugasse, mis on üsna selline huvitav valik. Tõstama võib-olla on kaitsetööstuspargi jaoks ka nagu selline, noh, ütleme, võiks nagu vastupidi olla, et kaitsetööstus võiks olla seal, kus on lennujaam ja kaubajaam ja NATO baas võiks olla seal, kus on rohkem ruumi lihtsalt ja siis ta ei ohustaks seda, et lennujaamas tekivad keelutsoonid, kus ühtegi eralennukit enam maanduda ei saa. Siim Suursild, mis teie luureandmed ütlevad, kui palju nendest 200-300 töökohast võiks tulla pärnakatele? No esmalt ma klaarin selle ära, et kui Sulev Pikner ei tea, et mida kohalikud arvavad ja saatejuht ka siin küsis, et siis vaadake, siin ongi see kohalik. Mina olen naaber, selle kaitsetööstuspargi naaber. Võiks öelda, elan seal kõrval ja ma tean väga täpselt, kuhu kohta see kaitsetööstuspark tuleb, sest et tegeledes rattaspordiga ma olen kõik need metsaalused läbi sõitnud, ma tean väga täpselt, kuhu see tuleb. Aga hirm on või ei ole siis? Absoluutselt ei ole hirmu, muidu ma siin ei seisaks ja sellest ei räägiks, sest et minu kodu lähedal Potsepa karjääris on, kui veel sõjaväeosa Pärnus asus, kogu aeg läbi viidud sõjalisi õppuseid, paugutatud, seal samas on kõrval alukarjäär, kus toimusid juba lõhkamistööd on toimunud, nii et pauguga on tegelikult inimesed ju osaliselt harjunud. Pigem on probleem selles, et nagu Mart Helme ütles siin, et see koht on ilma kommunikatsioonideta, kõik kommunikatsioonid tuleb sinna vedada. Alates elektrist ainuke kommunikatsioon, mis on enam-vähem juurdepääsu tee ja kui te teate, siis täna käib sinna kaitsetööstuspargi alale ööpäevas 5 bussi. Et see ei suuda kuidagi tööjõudu sinna ära viia ja kui võtta see piirkond, minu luureandmed ütlevad, et väga täpselt tean, et selles piirkonnas elab umbes 2000 inimest ja need on väga hajutatult, väga hõre asustatud piirkond. Juba eelmise Eesti Vabariigi ajal kutsuti seda piirkonda Eesti Siberiks, nii et selles suhtes on see asukohalt, lokatsioonilt on väga hea koht, aga kommunikatsioonid... Aga mitu töökohta võiks tulla pärnakatele ikkagi? Pärnakatele, me loodame, et maksimaalselt on ju, et selleks ju me enda programme üles ehitamegi, et ikkagi need omavalitsusel on kõige tähtsam koha peal olevad inimesed, kes omavalitsuse eelarvet täidavad, aga paraku inseneeriast, nagu me eelmises saate osas rääkisime, et ma arvan, et sellesse parki tulevad töötajad mitte ainult Eestist, vaid on vaja tuua spetsialiste välismaalt, et loodame, et nad leiavad enda elukoha kas või ajutise Pärnus. Ja ma annan kohe repliike, aga teeme esimese ringi lõpuni. Kristel Voltenberg, Kaitseministeerium andis circa 3 miljonit eurot piirkonnale eelkõige teedevõrgu korrastamiseks. Sellega nagu tunnistatakse, et mõjud siiski on olemas. Aga kas nüüd selle 3 miljoniga on siis kõik korras? Võtame 2 sammu tagasi, et siin on kõlanud juba väga häid mõtteid ja tegelikult me põhimõtteliselt ju kõik olime selle kaitsetööstuspargi Pärnusse või Pärnumaale rajamise poolt. Rohkem kui 100 aastat tagasi legendaarne Pärnu linnapea Oskar Aleksander Brakman suutis visualiseerida kuurordi, raudtee ja ka tööstuse. Ja neid vilju tegelikult me naudime tänapäevalgi veel. Jah, tööstus on teinud meil vähikäiku, me peame andma tööstusele selge prioriteedi ja uued võimalused. Mis mind selle kaitsetööstuspargi juures mulle muret teeb, on see, et me oleme siin natukene kommunikatsiooniga läinud alt. Me ei ole seda piisavalt selgitanud kohalikele, me ei ole seda piisavalt selgitanud linnarahvale ja maakonna inimestele ja siin ma näen nii linnavalitsuse ja tuleb tuhka raputada pähe ka volikogule, olen ise volikogu liige, tegelikult ebapiisavas töös inimestele seda vajadust selgitada. Me liiga lihtsalt sildistame NIMBY, not in my backyard, aga tegelikult inimesed vajavad rohkem infot, siis tunnevad nad ennast ka kindlamini. Ja, Meelis Kokk, miks siis linnavalitsus ei ole piisavalt selgitustööd teinud? No, seda selgitustööd on teinud Kaitseministeerium ja ega linnavalitsuselegi see informatsioon, et kaitsetööstuspark Pärnumaale ja just sellesse asukohta tuleb, ei ole ka olnud pikalt aastaid ette teada. Need protsessid on kähku käinud ja ma arvan ja Valimisliit Pärnu ühendab leiab, et see on Pärnumaale ja Pärnule suur võimalus ja ka Tihemetsale, sest 1200 inimest, 200-300 töökohta, eeldatavalt kõrgelt tasustatud, ajaloos seda, ma arvan, et lähema 100 aasta nii edasi kui tagasi ei ole juhtunud ja ei juhtugi. Ja asukoha valikul on kindlasti Kaitseministeeriumi
poolt tehtud põhjalik eeltöö ja see koht on sobiv ja pealegi on meetmete kava ka keskkonnahäiringute neutraliseerimiseks, nii et jah, alati võib ju asju selgitada, seletada, aga ka praktika näitab, et ka kõige põhjalikumad seletused alati heakskiitu ja aktsepteerimist ei leia. Vaatame laiemat pilti. Mart Helme, kui hästi Pärnu on elanikkonnakaitse toimima saanud? No elanikkonnakaitse on niisugune asi, et tegelikult Eesti tervikuna ei ole elanikkonnakaitse suhtes hästi ette valmistatud ja nüüd on meil vastu võetud otsus, et kohustuslikus korras tuleb varjendeid hakata ehitama uute hoonete juurde, aga küsimus ei ole ainult varjendites. Küsimus number 1 ja see küsimus number 1 on meil täiesti toores ja lahendamata on elanikkonna evakuatsioon. Sest küsimus ei ole mitte ainult selles, et meil hakkavad kuskilt pommid kohe pähe kukkuma või droonid plahvatama siin, ma ei tea, elutähtsate objektide juures. Küsimus on selles, et kui võetakse ära elekter, siis meil kaob ära kanalisatsioon, siis meil kaob ära soe ja külm vesi. Ja see tähendab seda, et meil kõik need korruselamute rajoonid, kõige pirakam on muidugi Lasnamäe. Aga Pärnu? Muutuvad elamiskõlbmatust ja Pärnus on ka neid ju piisavalt palju. Alates linna sisse sõites hakkake lugema, kui palju seal korruselamuid on, pluss, eks ole, kõik Rääma arendused ja kesklinna ja mai arendused ja nii edasi. Ja missugune maja tänasel päeval üldse on ilma vee ja kanalisatsioonita. Et see on nagu see põhiprobleem, kuidas me oma elanikkonna kõige eluolulisem hügieenilised ja muud vajadused. Mis EKRE lahendus on? Mis otsast selles mõttes me oleme halvasti ette valmistatud. Mis otsast alustaksite, kui EKRE-t vaadata? Kuidas palun? Mis otsast alustaksite selle probleemi lahendamist? No kust otsast alutada? Kõigepealt on vaja välja töötada korralikud evakuatsiooniplaanid. Ma tean, et meil on omavalitsustel teatud evakuatsiooni kohad olemas, aga need ei ole piisava mahutavusega ja need ei saa ka pikalt funktsioneerida. Veel kord, kui me hakkame mingi kõige mustema stsenaariumi korral, ja see ei pruugi sõda olla, see võib olla ka mingi looduskatastroof, hakkame ikkagi 10 või 100 000 inimesi evakueerima välja poole suuri linnu, me jääme hätta ja see kodutöö ei ole ainult omavalitsuse teha. Tuleme Pärnusse tagasi. Romek Konsenkraanius, mida on Pärnu linn konkreetselt ära teinud elanikkonnakaitse jaoks? No meil on elanikkonnakaitse teemadel tegutseb juba pikka aega kriisikomisjon. Ma ise olen selle komisjoni juht ja me pidevalt harjutame nii lauaõppustega kui reaalsete õppustega, siis siin alles hiljuti oli orkaanõppus, kus me siis harjutasime läbi evakueerimist. Pärnus avati 3 evakuatsiooni kohta, kuhu siis inimesi harjutati sinna viima. Ja lisaks sellele oleme siis teinud selliseid näidislahendusi, kuidas keldrit muuta siis varjeteks. Samamoodi oleme ära määranud kohalike omavalitsuste hoonetes, kus on varjekohad ja samamoodi on meil ka valmisprogrammis sees, et me jätkame seda tegevust ja hakkame toetama ka generaatorite ostmist korteriühistutele, et nad leiaksid selle võimaluse ja varustaksid, et neid samu ohte, see sama vee või kanalisatsiooni või elektri katkemine, et see sellistes suurelamutes üle elada. No Siim Suursild, kui palju raha paneksite elanikkonnakaitsesse 4 aasta jooksul? No ma tahan kõigepealt öelda, et Pärnu on selle koha pealt nagu hästi ette valmistatud mõneti kriisideks, et on üks väheseid Eesti omavalitsusi, kes tegelikult 2005. aasta jaanuaris viis evakuatsiooniõppused läbi, kui jaanuari torm toimus ja olles ise tol ajal ka omavalitsuses kriisiga tegeleva, siis võin öelda, et sealt on ühte-teist kaasa võtta ja edasi arendada, aga konkreetselt palju panna, et seal on kindlasti need küsimused, mis puudutavad generaatoreid vanade kodude juurde, et see on pikk ahel. Täna on riik päris palju aidanud, aga nende generaatorite ostmise ja ühenduste loomine on omavalitsuste teha ja need on tegelikult, kui me räägime 4-aastast järgmist kavast, on ikkagi 100 000, mida peab panema kriisi valmiduse kasvatamisse ka omavalitsuse enda poolt. Andrei Korbenik, kust king kõige rohkem pigistab ja mis teie plaan on? Ja nagu Siim ja Mart õigesti mainisid, väga suur roll on riigil ja üks murekoht on kindlasti logistika.
Raudteed meil veel ei ole. Meil on Via Baltica ja selle 4-realise väljaehitamist on Reformierakond otsustanud edasi lükata aastani 2050. Õigemini nemad ütlesid, et aastaks 2050 see kindlasti ei ole 4-realine. Kuigi esialgne plaan oli, et ta valmib aastal 2030. Romek Reformierakonna esindajana oskab, ma arvan, seda päris hästi kommenteerida. See on sõja või mingi muu kriisi korral väga tähtis, et inimestel oleks tegelikult ka logistika, kus... Hästi, alustaksite teest ühe sõnaga, on see vastus? Väike koht nagu Pärnu tegelikult need kõik pandeemia või sõjamuresid lahendada ei saa. Riik võiks appi tulla, aga ta ei tule, sellepärast, et riigil on praegu teist prioriteedid. Sulev Pikar, mis teie plaan on, kuidas elanikkonnakaitset paremaks saada? Meie plaan on konkreetselt ka meie programmis sees, et kohe nii või kiiresti kui võimalik alustada meie kogukondade maja keldrisse varjendi rajamist koos Päästeametiga, aga repliivi korras ma tahaksin öelda selle Siberi kohta. Ma sain nüüd teada, et Eestimaa on nii suur, et sinna mahub koguni 2 Siberit. Jah, ma olen Kiviõlist ja Kiviõli kogu aeg teadlikult see samane Eestimaa Siber, nüüd tuleb välja, et Eestimaa Siber oli ka veel tõstamal suurepärane ja Kiviõlisse muide tuleb ka kaitsetööstus. Kristel Voltenberg, konkreetselt, mis teie teeksite? No kõigepealt alustame pihta sellest, et avalikele andmetele tuginedes meil on ikkagi ainult 8 avaliku varjumiskohta Pärnus, mida on selgelt vähe ja ma arvan, et tegelikult 8 debateerijat võib-olla me siin, mina tean neid, aga kas me nüüd kõik neid teame ja kuhu me peame minema, võib-olla ei ole päriselt selge. Esiteks väga selge ja palju tõhusam teavitustöö, aga teine asi, millest me ei ole rääkinud, on toidujulgeolek ja valmistumine erinevate kriiside puhul ka toidujulgeoleku mõttes nende kriisidega silmitsi seisma ja neid kriise ka selles mõttes lahendama. Tõepoolest, sõjaoht ei ole ainukene kriis, et Martsin tõin välja ka võimaliku mingi looduskatastroofi. Me peame arutama sellistel teemadel nagu toidujulgeolek ja tegema seda esimesel võimalusel. Jällegi taas stardipakkudelt oleksime pidanud juba minema. Meelis Kukk, teie valimisliit lubab varjumisvõimalused linnale kuuluvates hoonetes. Kui palju see maksab? Tegelikult tänagi linnale kuuluvates hoonetes kuskil 30% ulatuses on olemas keldrid ja siis on vaja teostada nende keldrite kindlustamis- ja varje tingimusteks kohandamise tegevus. Ja mul sellist kalkulatsiooni küll ei ole, aga see kindlasti läheb 100 000 maksma. Ja samuti on meie valimisprogrammis, et üks olulisemaid on elanikkonna kaasamine kriisivalmidusse, sest Pärnu linnas on iseenesest asjad korras. Kriisideks valmisolek hinnates 9 pallisüsteemis on 9, üks kõrgemaid valdkondlikke hindeid. Ja selle on kindlustanud pikaaegne töö, nimelt meil on palgal sõjaväe kogemusega koloneli auastmes spetsialist Raivo Lumiste, nii et tema juhtimisel kõik see töö ja tegevus käib ja nüüd on rõhuasetus, et linna kelderhooned, et seal oleks toimepidevus tagatud ja eelkõige elanikkonna teavitamine ja kaasamine. Ja veel parempoolsed. Ja ma arvan, et on üsna vastutustundet öelda seda, et meil on Pärnus kõik hästi ja me oleme justkui valmis. Ma arvan, et me tegelikult ei ole valmis. Ja see, mida me peaksime tegema, on väga tore, et linnavalitsus tegeleb korteriühistutega ja vanade kodude generaatoritega, aga meil on kindlasti vaja linna suuremaid kriisikeskuseid, mis suudavad mahutada ka suuremates kogunemispunktides turvaliselt inimesi ja meie üks näiteks kontseptsioon, mida me praegu oleme välja töötamas, on see, et me võiksime Pärnusse Vaasa pargi alla luua 2-korruselise maa-aluse parkla, mis vastab kõikidele nõuetele ka kaitsevarjendi osas. Kui palju see maksta võiks? Selle maksumuse saame teada siis, kui me selle ära projekteerime, aga selle maksab kinni seal parkivad autod tsiviilajal, kui meil ei ole vaja seda kriisi jaoks kasutada. Nii et selles mõttes me peame leidma nendele objektidele, kuhu me betoonist midagi ehitame või rajame, ka kohe automaatselt tsiviilkasutusvajaduse ja selleks on olemas, see on tegelikult väga huvitav projekt, mida
peaksime edasi arendama. Lihtsalt, kuna aeg surub armutult peale, ma ühe lausega markeerin veel kord ära. Paljud teist oleksid soovinud rääkida Kaitseväe suuremast kaasamisest Pärnumaale. Ütleme siis nii, et sellega hakake palun tööle. Aga head vaatajad, nüüd on siis viimast korda tänases saates võimalik valida, kas roheline või punane. Ja viimane küsimus kõlab, kas toetate turismimaksu kehtestamist Pärnus? Olge head, andke märku, vilgub nii punast kui rohelist. Andrei, miks vastu? Ma olen kindlasti selle poolt, et omavalitsus saaks otsustada rohkem, mis maksud tulevad ja nii edasi, aga kui me vaatame seda praegust maksuorgiat, mida valitsus tekitas, siis turismimaksu kehtestamine täna on totaalselt vale. Siin kõlasid veel väga põnevad mõtted nagu selle teise kinnisvaramaks ja nii edasi, et ma olen täiesti veendunud, et täna on turismisektor suures kriisis. Pärnul on vaja visiooni, et siia tuleksid inimesed ja uue maksu tekitamine ei ole selle visiooni osa. Kristel Voltenberg, teie olete poolt. Mis see maks olema peaks inimese kohta ja kas see väärib küünlaid? Kui palju selle linnale muide raha peaks tooma? Ja alustame pihta sellest, et kohalik omavalitsus tegelikult ei saa kehtestada turismimaksu, isegi kui me väga tahaksime või siis ei taha. Me peaksime selles suhtes pöörduma Vabariigi valitsuse poole ja tegema vastava ettepaneku. Muuhulgas see ei ole nagu Pärnumaal midagi erakordset, ka kihnlased on selle teemaga juba tegelenud ja ma olen kindlasti selle turismimaksu poolt, kui kohalik maks sellisel kujul on võimalik kehtestada, siis kohalikud maksud on sihitud maksud, mis tähendab seda, et need kasutataksegi sihtotstarbeliselt, antud juhul siis turismisektori arendamiseks ja ma näen siin selget potentsiaali. Kui me käime ükskõik kas või naaberriikides, käime Põhjala riikides, käime Lääne- või Lõuna-Euroopas, siis palju teist nüüd ikkagi paneb tähele seal hotelli hinnale lisandunud 1,5 või 2 eurot, aga see on reaalne raha, mida me oma turismisektori arendamiseks, mis on otsapidi Pärnu DNA, saame rakendada ja ma arvan, et see on õige. Mart Helme, kui Pärnu teeks samamoodi nagu Jurmala ja laiataks 5 euroga, et kas turist sinna ei tuleks enam? No küsimus on nii nagu ka juba siin Andrei ütles, et see maksuralli, mis meil on käivitatud, see on ju hullumeelne. Ja sotsid muidugi, keda ei esinda Kristel antud juhul, on ju tulnud välja lausa hullude ideedega, et Tallinna linna sisse sõit tuleks maksustada ja ummikumaksud tuleks teha ja kuulge, jätke inimesed rahule. Miks Eesti arenes 90. aastatel hästi? Sest et ei olnud neid totakaid piiranguid nii palju, ei olnud eurodirektiive, ei olnud ametnike bürokraatliku omavoli. Oli see, nagu ütles Hiina liider Deng Xiaoping, kui Mao suri, ütles hiinlastel ühe sõna, rikastuge. Ja Hiina on praegu maailma üks rikkamaid riike. Ja laseme inimestel elada, laseme inimestel vabalt ettevõtlusega tegeleda. Ärme piirame neid kõikvõimalike bürokraatlike kohustuste ja maksudega. Ma olen selle vastu 100%. Ja, Romeko Senkranius, teie olete ka poolt, et võiks kehtestada. Kui kõrge see olema peaks ja kui suure summa linn peaks saama selle pealt siis? Ma olen hetkel selle maksu vastane, et ma ei taha seda maksu, sest tõesti täna oleks ettevõtlusele koormav. Pigem peaks olema omavalitsusele võimalus, ma ei tea, 3-5 aasta perspektiivis tulla selle teema juurde tagasi ja nii nagu Kristel väga hästi ütles, et see on sihitatud maks, mis ongi konkreetselt ainult turismi arenduseks, et meil oli turismikonverents, kus räägiti, et Pärnu linn peaks uuesti ehitama mingi atraktsiooni. Meil on Lottemaa, aga veel mingi atraktsiooni, mis tõmbab turiste ja see olekski siis turismiettevõtjatega kokkulepe, et me teeme midagi selle maksu eest ära, et me ei pane seda kuhugi üldisesse katlasse. No kas Olev Vikker vääriks see riski või? Veel mitte. Igal juhul. Veel mitte praeguses üldiselt meie selles tõesti maksuralli situatsioonis. Paneks selle ikkagi natukene kaugemale ja vaataks veel võib-ollagi isegi kuskilt vähendada makse, et tegelikult see annaks ikkagi ettevõtlusele ka täiendava nii-öelda ellujäämise ja väljatulemise võimaluse. Meelis Kukk, teie ka toetate ideed, et võiks olla turismimaks ja te tahaksite veel ka suvituskorterid maksustada. Miks? Jaa, ma toetan
nii turismimaksu kui teise elupinnamaksu ja vastavasisulise ettepaneku ma tegin 3 kohaliku maksu väljatöötamiskavatsusele hinnangu ja arvamuse andmise kirjas nii ministeeriumile kui linnade-valdade liidule. Ja miks ma seda tegin, sest maksuinitsiatiivide läbitöötamine, see on väga pikk protsess, väljatöötamiskavatsus võtab kuni aasta, sealt edasi Riigikogu sõel ja alles seejärgi saab tekkida võimalus omavalitsustel kaaluda, kas rakendada, kuidas rakendada ja see temaatika on veel väga hea selle poolest, et siit tuleb väga selgelt välja erinevus valimisliitude ja erakondade vahel. Valimisliidud seisavad ja esindavad ainult kohalikke elanikke, kohalikke huvisid. Aga nagu selle näite puhulgi, kus ma täitsin oma ametikohust, seal tuli väga selline valuline reaktsioon Reformierakonna esindajalt, et üldse seda teemat puudutati ja see on selgelt partei kontorist juhitud. Kari Maripuu, kas parempoolsed läheks siis maksuralliga edasi? Vähem makse, rohkem vabadust, kaasa arvatud ettevõtlusvabadust. Ma arvan, et täna Pärnu ei ole piisavalt valmis selleks, et hakata koguma veel ühte kohalikku maksu, isegi siis, kui ta läheb selle konkreetse tööstusharu, ehk siis antud juhul turismi arenduseks. Me peame looma Pärnusse neid kõrgepalgalisi töökohti, mis loovad üksikisiku tulumaksu läbi linnale tulu. Need linnad ja need riigid, kes on kehtestanud endale linnamaksu või siis nii-öelda turismimaksu, on suuresti need riigid, kes elatuvad ka ainult aastaringselt, mitte 2 kuud või 1,5 kuud sellest turismist, vaid elavad pikemalt ja nende jaoks on see oluline sissetulek. Me peame vaatama seda, et me suudaksime leida Pärnul aastaringseid atraktsioone, mitte ainult meelelahutusvaldkonnas, vaid näiteks sümbioosis kaitsetööstusega luua Pärnusse näiteks aastaringne tehnoloogiakeskus, või protoavastustehase näitel. Need on need asjad, mis Pärnus võiksid aastaringselt töötada ja loovad ka selle tulu. Ja, aitäh. Siim Suursild, kas Isamaa toetaks iseenesest ka just sõnud turismimaksud ei taha, aga väljaspool Pärnut elavate inimeste kinnisvara maksustamist? Väljaspool Pärnut teise kinnisvara nii-öelda. Tänases situatsioonis, kus kõik maksud on tõusnud, me kindlasti ei toeta. Kaasa arvatud ka turismimaksu ja Isamaa ei toeta Pärnus lähtuvalt sellest, et kogu sektori sisendhinnad on nii palju kasvanud viimaste aastatega, kus maksutõusud on oma töö teinud, pluss kahjuks Reformierakonna poolt tõsteti ka turismiasutuste käibemaksu, mis mõjus sektorile vägagi koormavalt, et sellest suhtes täiendavate maksude kehtestamine täna oleks ilmselgelt sellele sektorile liiast. No Andrei Korobenik, kas Pärnu turismi sihtpunktina on oma atraktiivsust kaotamas ja pisut tolmanud? Jah, ja ma olen siin Kariga täiesti nõus, et meil puudub suur siht, meil puudub strateegia. Me saaksime järgmise 4 aasta jooksul ehitada Pärnusse näiteks jäähalli, mis oleks ka selline kultuurikeskus, mis võtaks vastu kontserte ja konverentse. Meil võiks olla eesmärk saada Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2036. Praegusel linnavalitsusel need eesmärgid puuduvad ja ma kommenteeriks võib-olla Meelise mõtted, et see kinnisvaramaks tegelikult toob raha Tallinnale, Tartule ja võtab raha nendest piirkondadest, kus kinnisvara hind ei ole kõrge. See ei ole riigimehelik ettepanek Meelis, et meil on niigi see ebavõrdsus päris kõrge. Nii et Pärnu võiks mõelda selle peale, kuidas inimesed sinna tulevad, mis on need suured asjad, mida me suudame 4 aastaga teha ja mis on see pikem eesmärk, nagu näiteks kultuuripealinn 2036. Ja, Sulev Pikkar, teie erakond rajaks Pärnus festivali ala. Kas see tähendaks seda, et te viiksite ka suve suur sündmused sinna samale festivali alale kuskile linna äärde? Jah, seda kindlasti, kuid ma praegu rõhutaksin seda, et meie kogu programmi nii-öelda juhtlause on tegelikult, et saagu Pärnu Läänemere kuurortite liidriks, et tulla tegelikult sellest suve, mis on ainult 3 kuud, siis kuudest juba välja ikkagi suuremale mastaabile ja rajada natukene ikkagi oma mõttemalli sellele mastaapsusele. Kas ta on nüüd ainult kuurortite või midagi, tegelikult meil on
täiesti seesama, millest kõik praegu meie ettevõtjad, just majutusettevõtjad on, meil on tohutult mitu seal neid spaasid on. Et näiteks, et mis aasta läbi võiks ka olla, et kõik lepivad kokku, et näiteks külaline tuleb nädalaks ajaks ja ta saab vabalt käia kõikides spaades ära. Aga valib endale majutuskoha sellise, mis ta on. Ja et narratiiv on vaja muuta. Tuleb sellest suvepealinna narratiivist lahti saada. See on ainult väga Eesti-sisene ja väga lühiajaline. Aga Romeco Synkranius, miks peaks keegi Pärnusse tulema kõledal novembrikuu öösel, kus ilm on õudne ja suurt midagi seal teha ka ei ole? Jah, ja minema siis jääalli uisutama, eks, et vaadake kõiki neid asju, jääallid ja igasugused atraktsioonid saab teha siis, kui meil on piisavalt maksuraha, kui me saame need samad töökohad, me toetame tööstust, vähendame bürokraatiat ja tekivad töökohad, tekib maksutulu ja siis me saame kulutada, ehitada 1 või 5 jääalli, kui palju vaja on. Jääall ei too siia ei turisti talvel või suvel ega lahenda ära Pärnu probleeme. Ja veel üks asi, väga oluline on ikkagi need juurdepääsud. Me rääkisime Rail Balticust, et Rail Baltic 2030 Tallinn-Pärnu vahel peab valmis olema. Ja vihjati siin, et valitsus või Reformierakond ei tee midagi siis maantee ehituseks. Teeb küll. Järgneva 3 aasta jooksul ehitatakse välja Tallinn-Pärnu vahel 45 kilomeetrit 2+2 rajalist maanteed. Juba Pärnu piirini on ehitatud välja 3 kilomeetrit. See läheb nüüd riigi tasemele. Linnapea kabinetis seda ei ehita ju. Jaa, aga saab kokku leppida, et need on meie prioriteedid ja nendest tuleb alustada. Aitäh, jätkame ikkagi selle sama kuurorti teemaga. See raha, mille välja ehitamises praegu Synkranius räägib, oli meie valitsuse poolt eraldatud raha. Hästi, me jätkame Pärnu teemadega, Mart Helme. Ja nüüd nemad tahavad jälle linti lõigake, sest see on kogu ühiskonna hüvanguks, aga ärge ehtige ennast nende sulgedega. Hästi, jätkame. Ei ole mitte midagi teinud, ühtegi kilomeetrit ei ole projekteerinud. Mart Helme, jätkame suvepealinna teemadega. Mart Helme, teie programmis on huvitav punkt, et te lubate arendada ööelu, mis arvestab kõigi linna kodanikega. Kuidas näeb välja suvine ööelu, mis arvestab rannarajooni elanike huve? No see peab välja nägema niimoodi, et me vaatame, kui palju seal piirkonnas inimesi elab, kas nad on alalised elanikud, on nad puhkajad, missugused on seal hotellid ja nii edasi, et me mingid üritused, mis on mürtsuüritused, kestavad näiteks kella 12-ni, aga mingid üritused, mis ei ole mürtsuüritused, võivad kesta ka hommikuni. No, aga Kristel Voltenberg, kui mõistlik on siis selliste ürituste korraldamine kuskil muruplatsil, kus pärast tuleb hakata uut muru külvama ja võib-olla teed ka ümber tegema? No ma alustaksin jälle 2 sammu tagasi. Meie täna suur, praegult siin viimane teema on suvepealinn Pärnu. Me peame muutma seda filosoofiliselt, seda mõttemalli, et Pärnu on üksnes suvepealinn. Pärnu on märgatavalt rohkem kui suvepealinn. Nii samamoodi nagu kuurort ei ole mõiste lihtsalt iseeneses, vaid me saame seda laiendada ja mitmekihilisemaks muuta. Suvepealinn on ta ikka ka? Vaieldamatult, aga ta täpselt samamoodi toon teile kuurorti näite. Kuurort saab olla suvekuurort, elamuskuurort, kultuurikuurort, spordikuurort, õpikuurort, ettevõtluskuurort, looduskuurort, mida vaid. Me peame fundamentaalselt muutma oma mõttemaailma ja avardama seda, sest Pärnul tegelikult on tohutult palju potentsiaali ja päris kindlasti me peame rääkima rohkem sellest, et meil peab olema sisu ehk kvaliteeti. Meil siin samas mitu korda mainitud turismivisiooni konverentsil oli väga hea analüütik Swedbankist, kes tegelikult tõi hea näite, et igas majandussektoris on ühel hetkel murdepunkt ja ka turismisektoris ühel hetkel on murdepunkt. Me ei tohi täna enam rääkida voodikohtade juurde loomisest, vaid me peame rääkima sisust. Turism versus näiteks palju rohkem tulu võimaldav teenida raviturism või kuurort versus ravikuurort. Kõik sellised mõttenihked päris kindlasti teha. Mis puudutab nüüd aga seda, et kas rohealadel suuri üritusi korraldada, siis kõik, kes on paar viimast aastat lugenud minu somes või ka Pärnu Postimehes avaldatud artikleid ja selgeid arvamusavaldusi, siis ma tõsiselt arvan, et Pärnu kaitse all olev rannapark ei ole
tänases olukorras ja tänase infrastruktuuriga valmis neid massiüritusi rohkem enam vastu võtma ja selleks ongi meil vaja uut lähenemist ja muuhulgas seda ka suurt sündmuskeskust, mis on multifunktsionaalne ja aastaringne. Kari Maripuu, kas parempoolsed jätaksid suurüritused rannarajooni alles või toetate ka sündmuskeskuse ehk ühe halli või saali veel juurde rajamist? Ilmselgelt oleks beach grindi tegemine kusagil lennujaama taga nagu keeruline, et seda ei oleks enam beach grind. Aga kui me vaatame suuremalt seda, et Pärnus võiks olla rohkem siis nii-öelda suurkontserte, siis meie toetame seda uut kahe silla vahelist ala kui Pärnu uut kultuurikvartalit. Aga ma tahtsin lisada, et see suve pealinna kontseptsioon, mis Pärnul on ja see kuvand, see on see põhjus, miks inimesed, kui see rong siia tuleb, üldse siia Pärnu kanti tahavad elama tulla ja siit võib-olla esialgu Tallinnas tööl käia ja lõpuks ka siia tulla. See on see põhjus, miks Pärnu on see atraktsiooni-keskus. Suve pealinn, kui tiitel Pärnule jääb, ta ei ole küll majandustugevuskeskus, aga ta on see, mis annab sellele Pärnule erisuse Tallinna ja Tartuga võrreldes. Meelis Kukk, aga kuidas see mõistlik kompromiss leida, et kõik Euroopa linnad võitlevad selle eest, et leida turiste ja lõpuks, kui nad turistid leiavad, nagu näiteks Barcelona, hakkavad nad nende vastu võitlema? Et kus see mõistlik kompromiss on? See mõistlik kompromiss on kahtlemata leitav, aga selle saavutamiseks tuleb teha teatavat tööd, näiteks võtame selle sama rannapargi näite, sest see on hea näide. Rannapargiga külgnevalt pargi ja mere vahel on märgala, mis on kõrkjaid täis kasvanud, see on 10 hektareid ja see minu meelest ei ole aktsepteeritav olukord, et selline reservaat seal on. See on võimalik täpselt samuti täitepinnasega ja muude tehnoloogiliste vahenditega teha kasutuskõlblikuks. Täpselt samamoodi see rannapark tahab rekonstrueerimist, horisontaalplaneeringut, teatud alade tihendamist, nii et nii see beach grind jääks ja tekiksid ka uued üritused, et kui neid ja teisi arendusi teha, siis kindlasti ka see kohalike elanike vastuvõtlikkus ja tasakaal saab paika. Vaid paluks, ma ütleks selle Barcelona juures väikese märkuse, ei võidelda seal turistide vastu, vaid seal võideldakse selleks, et erasektori korterid on läinud nii-öelda külaliskorteriteks ja nad tahavad sellele piiri peale panna, et saaksid majutusasutused ka ainult sinna peale, sest sisuliselt ei ole inimesed täpselt sama situatsioon, mis Pärnus. Kui on suvehooaeg, siis tavainimene ei saa endale rendipinnida, et nad lähevad ja nendel on see periood veel pikem ja nendel on see veel teravam kui tegelikult, mis meil Pärnus. Nad veepüstolitega pritsisid ikka inimesi, mitte kortereid. No, nad hirmutasid neid ära, aga nad ei pritsinud mingisuguste muude kuulide. Aitäh. Siim Suursild, kuidas Isamaa seda näeb, et kuidas seda tasakaalu siis leida, et ühelt poolt suvel suurüritused toovad rahvast linna, aga teisalt võib-olla ka rikuvad linna, et kuidas teie seda tasakaalu näete? Me näeme seda, et me peaksime rohkem tegema koostööd Isamaa programmis ettevõtjatega ja ürituse korraldajatega üldse, et me oleme näinud ajaloos, kus ürituse korraldajad väsivad ja lähevad Pärnust ära ja uusi MTÜ-si ja korraldajaid ei teki juurde, et pigem hajutada neid sündmuseid pikema perioodi peale. Hea näide oli just eelmisel nädalavahetusel toimunud valgusfestival, kus hüppeliselt mobiilpositsioneering näitab, kuidas kasvas Pärnus külastajate arv ja ka hotellides täituvus, et see ongi see üks võti, kus me peaksime sündmuste korraldamist linna poolt soosima. Meil on tugevad MTÜ-d, meil on tugevad turismiorganisatsioonid, nendega koostööd tehes, et pikendada seda hooaega ja ajutada sündmusi suve peale ja sügisesse ja kevadesse. Et see on üks teema, millega me tahaksime tegeleda. Andrei Korobeinik, muide, kas Pärnu kui konverentsilinn on tegelikult ka nagu surnud nüüd või? Praegu muidugi on seda raske teha, ma paneeriksin Roomekile, kes ütleb, et see elamuskeskus jäähalliga on mingi naeruväärne idee. Me ei saa loota, et meil turismisektoris Pärnus palgad kasvavad juhul, kui üle poole aasta keegi ei käi linnas meil, et need inimesed peavad ju raha teenima teenuste pealt. Ja see strateegia, et me istume ja ootame, kuni turist tuleb, see ei ole strateegia. See on läbikukkumine ja
ma olen täiesti veendunud, et Pärnul on potentsiaali ka väljaspool hooaega. Meil on suurepärane logistika, meil on väga palju väga kvaliteetseid hotellikohti, aga selleks on täita, me peame pakkuma turistidele palju enamat. Et need konverentsikeskused, mis tulevad linna, nad kindlasti toovad seda maksvat turisti, aga siin on aega ja järgmise 4 aastaga saab väga palju tehtud. Roomekus on Kraanius, tegelete te siis seal agressiivse ootamisega? Ei, me oleme täiesti aktiivsed. Turismisektor on viimaste aastatega pannud turismi majandusse umbes 60 miljonit eurot on investeeringuid teinud. Linn on omalt poolt teinud, ehitanud tänavaid, arendanud rannapiirkonda, võtame selle sama Supeluse tänava, uue silla. Meil on väga palju investeeringuid teinud, et keskkond muutub paremaks ja turist tahaks sinna tulla ja teeme siis ka koostööd turismiettevõtetega, näiteks Destination Pärnu, et tekitada Pärnusse veel mingi atraktsioon, mis tõmbaks turisti siia Pärnusse ka hooaja välisel ajal. Aitäh. Mart Helme, millist turisti peaks Pärnu püüdma? No peaks igasugust turismi püüdma, sellepärast et see suveperiood on nii lühike, et ainult selle peale elada seal spaades ja ka hotellides on me teame, et pool aastat imed ikkagi käppa. Mis puutub konverentsiturismi, siis loomulikult see võiks üks nišš olla, aga, ja siin me põrkame jälle nende kommunikatsioonide taha, Via Balticat oleks vaja. Täpselt samuti Läti suunas peaks olema meil 4-realine tee välja ehitatud. Ja kommunikatsioonid, see on Pärnu võtmeküsimus. Ja, see ei ole küll linna ehitada otseselt, aga tõsi, ta on... Ja täpselt üks lause saate lõpetuseks Kristel Voltenberg, öelge midagi ilusat ka Pärnu kohta. Pärnu kohta ei saagi midagi halba öelda. Pärnu on minu sünnilinn, see on õnneks täna veel minu ema linn, see on minu linn, see on minu poja linn, see on minu poja linn ja see ongi see lihtne põhjus, miks ma tahan, et Pärnu oleks iga päev kas või kriimukenegi parem, kui ta oli täna või eile. Aitäh, poliitikud, selle väitluse eest. Selline oli siis Pärnu linnapea kandidaatide, mitte küll kõigi, aga siiski suuresti Pärnu linnapea kandidaatide debatt. Ja järgmisel nädalal jätkame siit Tartuga ja siis jääb veel ainult Tallinn. On mida oodata. Kohtumiseni.